tere! Tere! Tahtsin kõigepealt tänada kõiki inimesi, kes on meie kanaliga liitunud ja kes on head soovinud ja kes on kommentaare lisanud ja küsinud, et kuidas meil läheb ja kuna järgmine osa tuleb ja aitäh kõigile. Ja päris palju on positiivset, väga vähe negatiivset olnud, et kõik inimesed said aru, et see esimene osa oli niisugune nagu proovivärk rohkem, et ei olnud eriti väga ettevalmistatud ja ei olnud päris võib-olla see, aga edaspidi läheb kindlasti paremaks. Põhikommentaar oli, et lühemaks tuleb teha. Inimestel ei ole aega, et nii kaua kuulata. Lühemaks saab ise teha, saad vahepeal pausi peale panna ja siis pärast tuled tagasi, kuulad sealt poole koha pealt edasi ja saad alla laadida ja tegelikult edaspidi tahaks kõikides nendes podcasti keskkondades ka olla esindatud, et Google Play seal podcasti keskkonnas ja Apple'i podcasti keskkonnas, et seal on nagu väga lihtsaks ja tehtud, et laed lihtsalt telefoni peale alla ja ongi kõik, et ei pea nagu eriti mingit vaeva nägema. Saad selle saate võib-olla mitmeks osaks jagada ja kuulata saad ikka, et ei ole nagu, mina seal probleemi ei näe. Pigem küsiti hästi palju videot. Siin isikuliselt tahaks tänada Andres Piirakat, et suur tänu, oli väga abiks. Vaadake tema lehte andres-treeningud.ee ja edaspidi ka, et me kõiki meid toetama nii nõu kui jõuga, et kuidas kellelgi vahendeid on. Aga tegelikult oli plaanis nagu neid podcaste teha võib-olla 2 korda kuus, võib-olla isegi natuke rohkem. Aga miks siin vahepeal midagi tulnud ei ole, on sellepärast, et siin vähemalt pooled inimesed olid haiged. Eelmine nädal teisipäeval jäin mina haigeks. Jah, aitäh. Ja sina jäid neljapäeval. Ja siis Kristjan, sul oli COVID, ma ei tea, mul ei olnud, kuigi me olime vist koos kõik aega. Ma arvan, et sul oli. Ma tegin seda testi, aga ei näitanud nagu midagi. Ma tegin, seal on vaata erinevaid teste, on nina ja selle kurgust vist või? Süljest. Süljest, jah. Aga kumma sa tegid? Ma tegin mõlemad, aga ma tegin erinevatel päevadel, mõlemad olid negatiivsed. Et ma ei tea, imelik nagu. Sa oled varem ka läbi põdenud, eks ja? Mõlemat, jah. Läbi põdenud kui läbi põdenud. Läbi põdenud, ma mõtlesin. Et jah, aga ei, teine kord läheb lihtsamalt. Kuna su esimene kord oli? Täpselt pool aastat tagasi. Jah, mul ka. No siis sul oli COVID, no, tegelikult ka. Väga kehva oli olla küll päris mitu päeva, et ei taha küll kellelegi teisele. Sul ei ole mingit kogemusi, Jüri? Ei, ma olin ka vist 1,5 aastat tagasi põdenud, no. Kuidas sul väljendus? Nii kaua, kui ma enam ei tundnud lõhnasi, ma ei saanudki ära, no. Ma käisin trenni ja tegin kükki ja kõik ja okei, pea valutas, aga arvasin, et võib-olla ülepingutus, no. Nagu, jah, sain aru, et ma ei tunne lõhnasi, siis no oli juba, siis käisin, tegin seda keha selle veretesti, palju mul need antikehas oli ja oligi, et nagu värskelt läbi põdenud, no. Aga ma ei saanudki ise aru sellest, no. Huvitav. Ja neid on päris mitmed, mida ma olen kuulnud, et oli ka, et ainult lõhn ja maitse kadusid ära ja mitte midagi. Oligi jõusaalis hakkasin kätt puhastama selle desinfitseerimisvahendiga, mis nagu vaiseb hullult see piiritusega ja kuradi, no ei tunne mitte midagi. Täitsa nuusutasin ja täitsa null, no. Äkki koristaja oli vee vastu ära? Ei, eks ma nii loll ka ei ole, aga muud asju ka kuradi nuusutasin. Aga ma mõtlesin, et sa järgmisena maitsesid seda. Ei jah, see on väga õudne haigus ja ma ei taha küll seda kellelegi, et see on jälle mingi... Ega ta ei erine gripist väga. Gripp oli vähemalt vanasti oli 2-3 päeva ja siis pärast oli kõik korras ja siis... No, ega see on ka tegelikult 3 päevana. 3 päeva on tõesti kehva olla, ülejäänud aeg on juba täiesti normaalne. Ei tea, ma siiamaani ei ole trenni jõudnud juba 1,5 nädalat vist. Pool aastat. Isegi kui peaks nagu terve olema, siis ei tunne ennast küll nagu tervena, et kuidagi nagu mingi nõrkus on ja siukene imelik on alla hommikul ärgates. See on juba vanadus, no. See on kõige vanem, jah. Aga mitte sellest me ei tahtnud rääkida, vaid tegelikult päris palju on küsitud just selle toitumise kohta, et mis tavaliselt nagu on, ütleme selle
trennis käimise juures võib-olla isegi, et kõige tähtsam osa, et isegi kui sa seal trennis teed kõik õigesti ja pärast kodus toitud jumala valesti, siis tegelikult ikkagi nagu mingit tolku sellest ei ole. Et jah, tore on ennast liigutada, aga peab ikkagi teadma, et mis sa sinna suhu paned ja kuidagi mulle on tundunud, et nagu hästi palju räägitakse igasugustest erinevatest toitumiskavadest ja kõigest, aga igaüks nagu ütleb, et ainult see, mis tema räägib, on õige ja tegelikult see ei ole niimoodi, et vist nagu nii palju nagu on inimesi, on nagu seda õiget toitumist ka. Ei noh, ütleme nii, et tegelikult põhiprintsiip on ikkagi, et sööd vähem kui kulutad. Noh, sellega ei saa nagu mööda panna. Saab. See on ka paljudel suur probleem, eriti naistel. See nagu suurem osa arvavadki, et kui söövad hästi vähe, siis hästi kiiresti võtavad alla. See ei tööta pikemas perspektiivis. Ma nüüd ei pea silmas, et nagu söövad hästi vähe, vaid lihtsalt need toidukorrad tuleb ära jaotada. Sa ei saa, et sa sööd 1 korra päevas. Mul on vend siuke, kes ütleb, et ta sööb 1 korra päevas ja ta võtab kaalus alla. Ja ta võtabki. Aga kui ta natukene jällegi liialdab söömisega, see tuleb kohe juurde, tuleb kohe tagasi. Et see peab olema ikkagi nagu jaotatud terve päeva peale. Aga kui sa vähem kalorit tarbid, kui sa tegelikult päeva jooksul ära kulutad, siis... Ega ongi, nad tüdrukud tihti, jah, nad söövad isegi nii-öelda korralikud 3-4 korda päevas, väiksed kogused ja kõik, aga sul hästi suur defitsiit ja hästi pikaajaliselt, siis see ei tööta. Ja pigem vastupidi, siis kui teed mingi patustud, siis kohe tuleb juurde, isegi kui sa defitsiidis oled. Jah, seda küll, jah. Et see ongi, see tuleb natukene seda nagu piiri leida endale. Mina pole oma toitumist siiamaani nagu suutnud ei järgida, ei pidada, ainuke esimene pool aastat. See vist ongi niimoodi, et olekski mingisugune kava ikkagi nagu paika panna, et võimalikult täpselt, et kas nüüd grammi pealt või... See on teine viga, mida paljud nagu jälle, et okei, sa tellid seda toitumiskava kuskil, see töötab, seal mingi 2-3 nädalat töötab ja siis enam ta ei tööta edasi normaalselt. Aga sinna kavasse on ju tegelikult programmeeritud juba sisse see, et ma mõtlen nagu see 2 nädala pärast või 3 nädala pärast või see edasiminek nagu, et mis peaks nagu muutma, et see kava ikkagi töötaks. Teoreetiliselt peaks, aga ma küll pole kuulnud, et seal iga toitumiskavas on see kirjas, et sa pead nagu midagi seal edasi vähendama või tõstma veel aktiivsust või midagi. Sest minu meelest see on ju loogiline, et sa ei saa ju, kui sa võtad selle toitumiskava, et sa ei saa ju näiteks 4 kuud nagu täpselt ühtemoodi toituda, et sul on see kaloraas on sama ja... No see küll, jah. Seal peab ju midagi muutma kõik aeg. Aga seda minu arvast mitte kuskilt toitumiskavas ei ole kirjas, Kui tahad midagi jälle, siis maksa veel ja saad uut toitumiskava endale, kus sa nagu lõikavad selle ala veel mingi 20% sisikat alla ja... Et selles ongi probleem nende toitumiskavadega, et need tuleb nagu vastavalt vajadusele pidevalt korrigeerida. Aga kui sina teed enda õpilastele, kas sa siis nagu... Ma ei tee kunagi. Toitumiskava ei tee üldse? Ei. Mul on palju lihtsam süsteem, et ma üritan nagu õpetada inimest, et nad ise saaks aru, et mida nad teevad. Ma lihtsalt annan numbrid ette ja jälgin progressi, et kas kui liikumine õiges suunas, siis ma ei muuda midagi. Kui kaal jääb seisma või midagi, siis tuleb muuta, kas tõsta aktiivsust jälle selle aeroobsed juurde või siis vähendada toidma seda kaloraaži. Ja? Kuidas see täpselt välja näeb? Kaloraaži vähendamine. Ei, ma mõtlen see kava või see... No näiteks on, ma ütlen niimoodi, et sa kaalud seal, 80 kilogrammi. Meesterahvas? Jah, meesterahvas. Keskmine umbes pead sööma 1,5 grammi valku kilogrammi kohta päeva peale, see on 120 grammi valku vähemalt päeva siis. Ja mitte korraga? Ei, kindlasti mitte korraga, muidugi. Korraga ideaalis 30-40 grammi, mitte rohkem. Siis 0,8 kuni 1 gramm rasva kilogrammi kohta. Sõltuvad nagu vajaduses, kas nagu juurde või alla ja ülejäänu siis on mänguruum süsikatega ainult. Sest väga suurt vahet ei ole, kas sa oled massi ajal või sa oled nii-öelda dieedil, et rasvapõletusfaasis siis valku ja rasvakogused on suht stabiilsed. Aga sa annad siis lihtsalt selle vahemiku ette, mitte nagu neid
toiduaineid, et mida ei, peaks sööma? ma lihtsalt nagu jälgin, et vahest ma küsin, vahest nad saadavad mulle seal MyFitBallis või kuskil nagu need väljavõtted, et mida nad söövad päeva jooksul, siis ma saan korrigeerida, vaadata, mida võiks nagu võib-olla natukene muuta kuidagi. Et nagu seda pead ise teadma, et mitu grammi valku Kindlasti. või süsivesikuid on seal kanas või kohupiimas või kodujuustus? Kindlasti, eriti kui see puudutab sportlasi. Nad peavad ise aru saama, mida nad teevad. Mitte tuimalt nagu süüa paberite järgi. Sest nagu praegu selline elu, vähemalt suurem osa meist tihti reisib, tihti ei ole võimalik nagu süüa selle kava järgi, et sa pead oskama asendama üht toid teise toiduga ja umbes aru saama ka, mida sa sööd, et just nagu nende valku, rasva ja süsvesikute kohta. Jah, minu meelest see on nagu ainuõige, aga selleks on ikkagi, jah, kui sa teed sportlastele, siis sa saad eeldada, et nad teavad seda kõike, aga kui sa teeksid nagu tavainimesele, siis tegelikult peab väga palju vaeva nägema üldse, et selgeks teha, et tuleb lihtsalt selgeks teha, et muud varianti ei ole. No jaa, aga see näitab ka tegelikult seda, kui inimene tõesti tahab kaalus alla. Yeah, kui ta on huvitatud. Siis ta uurib, siis ta teeb seda tööd. Et siis ta peab ise tegema. No aga ongi. Enne selle eeltöö mul ära. Selline väga huvitav selline asi, et kui tavainimene, mitte sportlane, küsib, et tee mulle mingi toitumiskava ja midagi, siis ma vastan talle, davai, sul on aega 3 päeva, sa pead 3 päeva kõik grammi kaupa kirjutama ja lugema, mida sa arvutama, palju, mida sa oled söönud, kuna palju sa oled joonud, 95% hui teevad seda. See näitabki, kui huvitatud ta on. Samamoodi sa annad talle see paber peal kava, kuradi 2 muna, 2 võileiva, kuradi pakk kodujuustuna, kaua ta jaksab selle kava järgi süüa. 10 võib-olla jaksab selle kuradi 2 kuud juti süüa selle kava järgi, aga usu mulle, et see ei tööta. No, ma räägin, et ma olen hea näide selle koha pealt, mulle öeldi, et riisekana ja ma paningi pool aastat riisekana niimoodi, et oksendamiseni ja siis hakkasid juba mõtlema, siis hakkasid otsima. Millega saab asendada ja see tegelikult variant on päris palju, et ei ole nii, et Kui sul on nagu vahe, vaata mida sa sööd, aga kui sul on nagu see eesmärk on nagu tähtsam, ütleme see eesmärk ongi nagu kõige tähtsam, siis tegelikult ei ole ju vahet, mida sa sööd, et peaasi, et selle eesmärgi saavutad. Ja... Inimesed võib jaotada 2 nagu grupiks. On need inimesed, kes elavad selleks, et ei söövad selleks, et elada ja teine pool elavad selleks, et süüa. Et ongi mõne jaoks see toitumine, see on ikka nauding, mida nad ootavad ja mida nad nagu ja teine lihtsalt söövad selleks, et saada oma kogus valku, rasva ja suht suva, mida ja palju. Siis mul ka tihti söövad, kuidas see maitseb, ma ei tea, mul on suva. Et ma pean seda ära sööma ja ongi kõik. Et see ei ole nagu maitse küsimus. Kunagi üle 10 aasta tagasi, siis kui ma märkasin mingi hetk, et nagu mingi kohvile panin 250 millise tassi kohta panin vist mingi 3 lusikatäit suhkrut ja mingi toidud kõik mingi soolasin hullult üle ja alati pidi hästi palju igasuguseid maitseaineid olema, pipart ja kõike. Siis tegelikult nagu need ei ole üldse kasulikud, et suhkur on nagu väga kahjulik ja tegelikult nagu kui sa oled isegi harjunud sellega, siis ei tea, seda nagu maha jätta, mõnel on raske, mõnel on lihtne, aga kindel on see, et kui sa selle suhkru nagu vähemalt sealt kohvi pealt ja nendest magusatest jookidest ja igalt poolt välja jätad, et kindlasti kehakaal langeb ja kindlasti tervis läheb ka palju paremaks. Tava inimeste puhul ongi see ka ja lihtsalt nagu, et sa pead et kindlasti ta ei hakka seal kaaluma kõik toidud ja jälgima seda nii, aga sa pead nagu põhitõed talle nagu selgeks teha. Mis on nagu... tervislik ja mis ei ole tervislik. Isegi mitte tervislik, aga see, mida võiks nagu maksimaalselt vältida selleks, et kaal hakkaks liikuma. Ja siis sa seletad, et mis jaoks nagu. Just. Et see ongi, sa juba nimetasid, kõige kergem variant, mida inimesed eriti ei saagi aru, et et lülitada välja kas või need magusad joogid, sest paljud arvad, mis ma seal jõin mingi pool liitrit kokat arena. Ja kui vaadata, et seal on poole liitri peale, sul on mingi 3-4 supilusikat suhkrut seal sees, et eks kui seda sa lihtsalt näitad talle nagu ja seletad, et ta hakkaks nagu aru saama.
et see on nagu juba päris suur asi, et noh, ongi lülitad seal, noh, okei, nädalavahetusel sa võid nagu lubada endale nagu paar kokteili või paar õlut, aga nagu nädala sees pigem mitte. Samamoodi selle magustoiduga, suur asi veel puuviljad, et noh, paljud arvavad, mis ma ei söö midagi, ma söön ainult puuvilju, ja tuleb välja, et sööb õhtul kuradi pool kilo kuradi viinamarju ja ma ei tea, mida veel banaani peale, noh. Ja siis ka, et noh, seletate, jah, et ta aru saaks, no, mida ta teeb, noh. Siin mul oli ühe tuttavaga jutuajamine, see rääkis ka, et kurat, ta ei saa ennast isegi peeglist vaadata enam, et kaalu peale pole ammu läinud juba ja siis küsin, mida sööb, ütles, et mingid saiak ja siis magusad asjad, et ta ei suuda lihtsalt, need on vastupandamatud, on ju. Ma ütlesin, et sa pead millestki loobuma. Nüüd ma nägin teda möödas mingi pool aastat, nägin teda, ta on veel hullemas seisus. Ma küsisin, et rääkisin, et ütlesid, et sa loobud ju. Siis ta ütles, et jah, loobusingi. Kaalust ja peeglist. See on iga inimese oma valik. Kõige lihtsam variant. See on iga oma valik. Aga võib-olla, no, kui sa noorem oled või mingi hetkel nagu ei tule need tervise, need vead ei tule välja, aga kui see kaal pidevalt tõuseb ja siis juba nagu see liikumine on piiratud ja raske ja väsimus on pidev ja ma olen kindel, et nagu kõik inimesed tunneksid ennast palju paremini, kui nad toituksid ka tervislikult, et ja no ja paljude jaoks võib-olla see ongi üks nagu nendest variantidest, kuidas nii-öelda nagu kiita endast või niimoodi, et no, peale rasket tööpäeva ja stressi langetamiseks ja niimoodi, et noh, sööd midagi magusat, tuju läheb paremaks, et veel natukene magusat, jood paar kokteili ja tuju parem ja enesetunne parem ja suvase kaalna. Aga samas kõik need negatiivsed tegevused saaks ju mingi positiivse tegevusega asendada, lihtsalt on vaja natukene... No jaa, aga see üks lihtsamatest variantidest, mida paljud nagu ei tahagi nagu midagi rohkem muuta. Ne? Siin tulebki mängu mugavus. Mugavus ja see hind ka. Pigem ma arvan, et see võib olla isegi teadmatus nagu. Ei ole. Tegelikult kõik teavad, et kuradi, et alkohol on kahjulik, suits on kahjulik, magustoit on nii-öelda ka ei ole tervislik, aga ikka kuradi kedagi see ei koti. Ma ei tea, ma olen aru saanud, et iga aastaga järjest rohkem ja rohkem nagu hakatakse sellest aru saama. No jah, see suitsetamine. Õnneks see selline trend. Ja järjest populaarsemaks läheb see jõusaal, et võib-olla siin 20 aastat tagasi ei olnud veeranditki nii palju saale juba. No teine asi veel see hind. Et rämps ja muu maksab palju vähem kui normaalne puhas toitne. Ja lihtsam kätte saada. Ja palju lihtsam kätte saada, muidugi. See on ka, et noh, sa muid kõik, ma ei hakka ju kuradi karbid tööle kaasa võtma. See on juba nagu viitsimisi või selle aja nagu selle küsimus. Ja tegelikult sa jääd ju raha kokku, kui sa võtad endal näiteks mingisuguse, noh, ütleme, sa teed endal selle söögiteed valmis, nagu selle mõttega, et sa saad seda homme tööle võtta kaasa, et sa saad seda õhtul veel süüa, pluss veel see, et tegelikult kui sa ise ju teed seda, siis sa saad täpselt just need kalorid, selle valgukoguse, kõik selle saad täpselt kätte, mis sul vaja on. Et lihtsalt natukene peaks nagu vaeva nägema selle nimel, et kas kuskilt õppida ära või jätta meelde või alguses ma isegi pakendite pealt lugesin, et kui palju valku või süsivesikuid või soola on ühes või teises asjas. No jaa, kui praegu küsimus juba käib selle korral, et siin inimesed nagu ei viitsi üldse isegi kodus mitte midagi teha. Et kergem tuled koju, vajutab seda kuradi volt või mis see kuradi toit, ja sul nagu poole tunni pärast tuuakse valmis toit koju. Et no see, et sa hakkad nädalaks ajaks ette mingi karbikesed endale tegema, nes paljude inimeste jaoks see on ikka no ei käi mitte kuidagi nagu. See on puhtalt viitsimise küsimus, et see ei ole tegelikult raske, aga see on viitsimine. See käevõtmis küsimus, jah. Sa pead põhimõtteliselt võtma ühe päeva. Sealt saad ju kõvasti raha ka kokku hoida tegelikult. No mitte kõvasti, aga... Oleneb, kui puhtalt sööd. Ja kui palju sa sööd, jah? Mina mingi hetk hakkasin selles mõttes, et ma ei ostnud poest hakkliha, kuna ma olen tegelikult töötanud ühes ettevõttes, mis teeb hakkliha, ma ei hakka igaks üks nime nimetama, see oli päris rõve, mis tegelikult sinna sisse läheb, mis seal toimub, ja ma võtsin ise või ostsin lihatükki, tegin ise hakkliha. Ei jaksa väga kaua, see läheb päris kalliks tegelikult lõpuks. Kindlasti, jah. Minu siuke keskmine kuu toidu maksumus on umbes 1000 €. Et seal on muidugi ka väljas söömised, sest lõuna ajal ma käin väljas söömas, kuna mul on, ma täna tean, et ma töötan siin, homme ma tegelikult juba poole päeva pealt pean minema kuskile mujale, et mul pole kunagi nagu kindlat. Ja miks sa karpi kaasa ei võta? Ei ole kuskil hoida, selle valvaks ja soojaks. Sest et kui ma lähen... Auto ju olemas, noh. Auto? Jah. Et auto külmik osta? Jah.
see ei ole kättevõtmisküsimus, noh. Tegelikult on, ma räägin, et ma poen ise ka hästi palju laisku seda, et ma sõidan siit, täna olen siin, homme lähen Pärnus selgub, et kuradi Pärnus on 2 päeva tööd, onju, aga ma arvestasin 1 päevaga. Juba on see 1 karp mul puudu. Aga tegelikult vähemalt vaata, sa tead, kui sa lähed kuskile, sa tead ikkagi nagu mida seal võtta, et sa ei võta seda mingisugust seda valget kastet, eks ju, sa võtad seal ikkagi salatit, sa ei võta seal mingisuguseid friikartuleid, sa võtad ikkagi seda kartuliputru või seda keedukartulit, eks ju. Kui ma päris ausalt ütlen, siis kui ma käin Pärnus, siis mul on seal üks kindel koht, kindlal põhjusel, miks ma käin söömas seal. Ja seal ma võtan küll kartulilaastud, mis on tegelikult nagu friikartul tegelikult. No sa ei söö seda iga päev ja 3 päeva jutti suhteliselt. Selle pärast sa nii paks oledki. Et seal ma küll jah, kindlasti panen sellega mööda, et ma räägin, et ma ei ole oma toitumist suutnud nagu nii täpselt jälgida. Et kui ma olen kodus, on teine asi. Aga kui ma olen kodust välja, siis on see toitumine täiesti kaootiline. Aga ütleme, sinul see jälgimine on nagu pigem nagu vastupidi, et sa pead, ma kujutan ette, et sul ei tule need kalorid täis, et sul on pigem nagu, sa pead nagu rohkem sundima ennast nagu sööma, aga tavaliselt on see, inimestel on ikkagi teistpidi, et kui nad on ülekaalus, nad peavad sundima ennast nagu vähem sööma, et see on palju raskem. Mul õnneks ei ole probleemi enda sööma sundimisega. Kui ma lähen välja sööma, siis ma võtan tavaliselt 2 praadi, sest ühest on mul vähe. Ja lõuna ajal on 2 praadi, õhtul 5 ajal on tavaline praad ja siis mingi 8-9 ajal on, siis ma pean ka saama süüa, et muidu ei ööd üle ei elana. Kodus on lihtsam, mul on ööseks on banaanid asjad, et süüa ma reaalselt jaksan. Okei, jah, praegu nüüd siin haiguse perioodil tõesti ongi päevas 1 toidukord võib-olla. See on lihtsalt, et nagu hoida midagi, et ma peale seda, kui ma hakkasin rohkem nagu selle trenni tegemisele nagu pühenduma, siis vähemalt kui ma nüüd haige olen, siis ma või mingid teisel põhjusel, et kui ei ole üldse söögiisu, siis ikkagi ma sunnin ennast sööma, sest nagu seal haiguse juures või seal mingitel teistel põhjustel, mis nagu selle söögiisu võtavad ära, pärast seda ikkagi sa oled nõrk, oled sellepärast, et sa ei ole vaata nagu piisavalt saanud toitaineid, et mitte nagu ainult see haigus ei tee sind nõrgaks, aga see ka, et sa mingi aeg Vaeg toitumine. Ja. Ütleme, kuidas sul on hommikul milline, kui sa käid trennis, sul on mingid, ütleme, tõesti trennipäev on ja mismoodi näeb välja su toitumine? Kas on erinev trennipäeval ja vabal päeval? Ei ole. Kõik on täpselt sama? Jah. Näiteks hommikul, mida sa sööd reaalselt? Ma ei söö kunagi kodus hommikusööki, ainult nädalavahetusel, kui ma ei pea kuskile minema. Ja muidu kõige klassikali ongi, et ma lähen tellin endale praetud munad või mingi munad. Ja tavaliselt ma tellin ka ikka 2-3 muna juurde sinna hommikusöögi, mis nagu tavaline, mis nagu 2-3 muna, siis ma võtan veel 2-3 sinna juurde. Ja siis ongi seal tavaliselt praetud peekon ja mingi toast ja mingi võib-olla toast punase kalaga või midagi sellist. Mitu toidukorda sa üldse on päeva peale? Sõltub millal. Praegu off-season ma naudin elu ja mul on... Ei, ma mõtlen, kui nagu, et seda kehakaalu hoida ja niimoodi, et sa pead ikkagi... Kehakaalu tõsta. Hoida ka. No mul see näeb välja ka niimoodi, et off-season ma võtan alla. Natukene, aga mitte palju. No, kui mul võistluskaal on seal 118 kilogrammi, võib-olla kui ma valmistan võistluseks, ma tõstan seda kehakaalu kuni 125-27. Off-season mul võib see kehakaal kukkuda kuni 115, et isegi väiksem kui lavakaal. Selle kehakaalu hoidmiseks mul täitsa piisab 3-4 toidukorra päevas. Aga kogusõised, kas need on nagu, kui ei sa ole võrdad tavalisi inimesega? Mul on nagu selline keha, et ma ei saa korraga hästi palju süüa. Minu jaoks tihti on need praed, mis nagu, mitte päevapraed, mis on väiksem, aga tavaline praed, mis sa tellid, minu jaoks on palju. Õnnelik inimene. Et aga õnnelik, aga teine asi, et ma pean näiteks, kui mul nii-öelda massi kasvatamise aeg, ma pean sööma vähemalt iga 2 tunni kaupa. Muidu lihtsalt ei mahu sisse ära. Jah.
ja samamoodi, et mul nagu, ma ei tea, joppas või mitte, et kui ma söön sitta või rämpsu, siis mul nagu terve päev ma enam ei taha süüa, noh. Kui ma söön mingi pool pitsat või kuradi burger millegiga, siis mul nagu kõht nagu kuradi kivi täis ja ma ei saa süüa enam pool päeva, ma ei taha süüa, noh. mina panin enda puhul tähele niisugust asja, et kui ma hakkasin mingi aeg jälgima seda, et kindlasti on roheline kõrval ja see on hästi puhas toit kogu aeg, ma tegin seda kava, ma sõin mingisugune ka 6-7 kuud ja peale seda, kui ma eksisin, siis jube kiirelt tuli kuradi kõhurasv hakkas kogunema peale seda, kui sa olid nagu pikalt puhtalt söönud ja siis mingi aeg lihtsalt loobub, no mitte ma ei loobunud, vaid lihtsalt ma enam ei teinud seda toitumist, läksin tavatoidu peale tagasi, nii nagu vanasti sõin. Ja hakkas kõhurasv kasvama ja kõvasti. Et nagu nii kaua, kui ma sõingi nii, kuidas juhtub, oli kõik korras. Tegin selle puhta toidu kava läbi ja siis hakkasin uuesti sööma nii, nagu juhtub ja hakkas niimoodi juurde tulema, just kõhu peale rasva. Jah, ma olen ka aru saanud, et kõik need toitumises mingisugused need järsud muutused, et kas hakkad rohkem sööma või vähem sööma või need organismile mõjuvad nagu šokina ja siis üritabki nagu isegi need samad tüdrukud, vaata, mis sa rääkisid, et kes nagu üritavad võimalikult vähe süüa, siis tegelikult just nagu rasv ei hakka mitte kaduma, vaid just organism üritab nagu kõik selle, mis ta vähegi saab, üritab nagu salvestada ja kindlasti, jah. rasvana. See ongi, sa nii pikalt oled nii suures defitsiidis ja kui keha saab midagi, siis ta nagu svamm kohe nagu võtab seda sisse ja hoiab nii kaua, et noh, et ta organismis ka ei ole lollne. Et ta aru saab, et kurat, no keegi ei tea, mis see kuradi nii-öelda inimene mõtleb homme välja, et äkki ta üldse ei söö, et no siis nagu pigem ta hoiab nagu stressist teda kinni maksimaalselt kaua. Ja ei anna, et see on niisugune ekstreemne keha reaktsioon selle pika defitsiidi peale. Aga siit siis ongi küsimus, et hästi paljud toitumiskavad ongi need, kus võetakse süsivesikud põhimõtteliselt kõik välja. See on samasugune keha stressi ajamine tegelikult. Ma mõtlesin just seda, et kõik need muutused peavad hästi nagu pika aja peale minema, et mitte niimoodi, et nüüd homme ma muudan just, toitumist. Nagu. Et no ongi need paljud inimesed ka, kurat, ma homsest hakkan sööma normaalselt. Et enne sõi igasugust kuradi sitte iga päev ja uniku kaupa ja siis ühe päevaga ta läheb nagu kanafilee ja riisi peale. No muidugi siis nagu kaua tavalisi ta ei pea vastu üks asi ja teine asi, no keha on nii suure šokis, et no kõik enesetunne, kõik, et step by step vaikselt nagu, et noh, see ongi, kui inimene ei ole sellega kunagi tegelenud, siis ma alati ütlen, et see nagu hästi pikaajaline protsess, ei ole niimoodi, et sa oled 20 aastat seda kuradi peki kasvatanud ja sa tahad 2 kuuga sellest lahti saada, et unusta ära, et no see ei ole noh, üks asi, et isegi kui see on reaalne, et sa teed kehale palju rohkem nagu kahju kui head, noh. Et kui vaadata need kõik igasugused, no inimesed ka lollid ole, vaatavad mingid kuradi show'd ja interneti, kui seal inimesed võtavad 2 kuuga mingi kuradi 15-20 kilo alla, nad ei saa aru, et mis nende inimestega pärast nagu juhtub. Sest reaalselt, kui vaadata needki, kes on osalenud nende paksukeste saates, nagu, kes võtavad hästi palju kaalu, et nendest kurat minimaalne protsent, kes kuradi jaksavad seda kehakaalu edasi hoida, et suurem osa on poole aastaga on veel hullemas seisus, kui nad olid enne saadet. Ja ei aita midagi, ei aita maa vähendamisoperatsioon ja mitte midagi. Et lihtsalt nad hakkavad sööma palju tihedamini ja palju nagu, sama sitta, aga nagu mitu korda tihedamini. Seal peab jah seda mõtlemist nagu muutma, mitte nagu neid harjumusi. Mõtlemise inimene peab aru saama, et see ei ole sellist asja nagu dieet sõna. Seda ei ole. Ma olen täitsa nõus. Jah, et sa pead endale selgeks tegema, mida sa tahad. Kas sa tahad nagu, et sa pead nagu muutma oma arusaamine ja üldse nagu seda mõtlemist nagu. Sest mina olen üritanud käituda selle järgi, et keha ütleb sulle väga palju ette, mida tal vaja, millest tal puudus on tegelikult. Ja, inimesed ka palju tulevad ja arvavad, okei, et ma siin 3 kuud, ma piinan ennast, ma saan oma kuradi õiged numbrid kätte ja siis ma hakkan tavaelu elama. Ei ole. Kui sa hakkad seda elu elama ja seda sama sööma, mis sa sõid enne, kui sa läksid dieedile, siis veel kiiremini tuleb see kõik tagasi. Aga on sul kokkupuudet sükse asjaga, et inimene reaalselt peab oma selles mõttes toitumisest kinni, sööb tõesti normaalselt, kõik on korras ja ta võtab ikka meeletult juurde. Ja kehakaal ei kuku kuskile ja lõpuks, kui selgub, et neid inimesi oli päris mitu, kellel oli sama probleem. Nad olid natuke erinevate aegade jooksul ja kõik tarbisid ühte asja
ja see oli piim. jaa, et no tegelikult ei ole piimaga, et praegu moodne tendents või see on lihtsalt meie tänapäeva mingi selle ökoloogiline probleem või midagi, et just eriti palju naiste puhul see, et piima või selle laktoosi ja piimavalgu talumatus, siis on teine asi, on sama see gluteeni talumatus. Ja paljudel oligi see probleem, et nad tegid ja üritasid dieedi pidada ja ilusti trenni teha aga siis ongi, kui sa näed, et 2-3 kuud ei juhtu mitte midagi, inimene üritab ja sa usud talle, et ta sööb normaalselt ja sa näed, et ta nagu üritab, siis nagu pigem seda üldse teha enne, kui sa lähed dieedile, teha igasugust need veretestid, kontrollida, kas sul on hormonaalne foon on kõik korras, kas sul nagu kilpnääre töötab nagu kõik korras, kas sul on nagu ei ole mingi toitu allergiat või talumatusi, et see kõik nagu kergendab sul nagu seda protsessi. Selle piima koha pealt, et seal on hästi palju süskareid esiteks ja teiseks piimases pidid olema mingid sellised ensüümid, vaata, et beebid nagu hästi kiiresti kasvaksid, et nad piim ei... No kõik piimatooded, see otse looduse poolt on niimoodi loodud, et täiskasvanu inimestele seda ei ole üldse vaja. Et ja see on väga individuaalne juba, kas sul keha võtab seda vastu, kui hästi see võtab vastu või et ma tean reaalselt inimesi, kes on viimase päevani nii-öelda enam-vähem enne lava minekut söövad seal kohupiima ja joovad piima ja mitte midagi ei juhtu nendega, hästi kuivad ja hästi teravad. Ja teine seal joob paar tassi piima ja järgmine päev ta nagu paistis ja kuradi kõht ei tööta ja siit olla ja ma ei tea mida veel. Jah, et selleni ma tahtsin ka jõuda, et tegelikult see nagu ühe inimese jaoks välja mõeldud toitumiskava, see võib töötada, aga see ei pruugi nagu töötada, sellepärast et kõikidel on ikkagi kõik see seedimine, see organism, kõik see on täiesti erinev, et ei ole niisugust toitumiskava, mis nagu absoluutselt kõigil töötaks. See on samamoodi nagu peabki proovima nagu. Samamoodi, Pole mõtet kunagi nagu paljud nagu ma teen seal ala Doriani või selle Ronnie Colemani kavaga ja eks kunagi sa ei tea, mis nagu ainet ta kasutab, palju ta sööb, mis nagu geneetiliselt omadused ja eripärasused tal on, et see nagu kõik on nii individuaalne, et alguses see võib töötada, aga reaalelus tuleb ikka enda keha järgi seda kõik sättida. Sest ma võin konkreetselt öelda, mul oli kunagi, kui ma kolisin Tallinnasse, ma olin ehituse peal tööl, ma jõin päeva jooksul 4 liitrit Coca-Colat, see oli täiesti normaalne, ma toitusin põhimõtteliselt ainult magusast ja ma ei võtnud juurde. Isegi nüüd, siin 3 aastat tagasi, ma veel õhtul istusin teleka ees, tegin kondentspiimale selle purgile, tegin 2 auku sisse, panin terve selle purgi kondentspiima õhtul. Mitte mingisugust muutust ei olnud, et ma ei tea, juurde võtnud midagi. No, nüüd mõtle, mitu aastat tagasi see oli? 3 aastat tagasi veel. 3 aastat veel, okei. Palju sul kaloreid kokku tuli päeva peale? Kunagi ei mõõtnud. Aga võib-olla see oligi... Ma valetan mitte 3, vaid 5 aastat tagasi. Võib-olla sul selle kondentspiima ja selle Coca-Colaga tulidki nagu need päevane normkalorid kokku ja oligi kõik ja rohkem ei tulnudki. Aga ma sõin ka ju. No jaa, aga kindlasti mitte nii palju nagu praegu. Nii palju ma kindlasti söön teha, aga panen nüüd need Coca-Cola kalorid. Ma pidin olema kindlasti ikkagi selles mõttes kõvasti üle kaloritest, palju ma päeva jooksul kulutasin. Aga ma ei tea, ma olen tegelikult lapsed saati üles kasvanud ju mee peal. Meil oli põhitoit kodus, mis oli, meil oli mett ja meil oli saia. Oligi mesi, või ja sai. Ja sinna käis loomulikult piim juurde või siis hapupiim. Enamus magustoidud olid hapupiim kamaga. Ja selle peal kasvasidki üles selles mõttes, et ega seal midagi muud väga ei olnud. Ise pidime vaeva nägema, ise pidime süüa tegema. Ja siis, kes see viitsis lapsena teha, siis oligi meil suur 25-kilone see meie kann oli. See läks, me pidime ikka vahetama neid päris tihti, sest et see söödi ära. Ja lapsed saati magusa peale üles kasvanud tegelikult, kui mul tuttavad sõid tomatid soolaga, siis meil olid suhkrukausid, me panime tomati suhkru sisse sõime. Mis ma tahtsingi küsida, oli see, et kas sa oskaksid öelda, vaata, mingisugused, kuidas ma ütlen, näiteks siukeste naisterahvastele võib-olla mingisuguseid nippe või kuidas nagu saaks kergemini, mitte kaalust alla, aga kuivemaks või, et kes on juba niimoodi
üle 25, üle 30, kas on midagi sellist, mis nagu aitab kiiremini rasva põletada või keha trimmi saada või? ei no kahjuks midagi sellist ei ole, mis nagu reaalselt nagu võib nagu kiirendada, et lihtsalt mida konkreetsem sa jälgid toitumist ja mida usinasti sa teed trenni, nii aeroobset kui jõutrenni, et see kõik kombo koos töötab kõige paremini. Et paljud arvavad ka, et miks ma pean jõusaalis käima, kui see niikuinii eriti rasvu ei põletane. Aga no see ei ole päris nii, sest jõutreening, see üks asi, et nagu lihastajad toonus hoiab väga hästi, et sa nagu, kui sa võtad kaalust alla, sul ei ripu seal midagi ja lihastajad on toonus ilusti ja trimmis. Teine asi, et see aeroobne trenn, see tavaliselt põletab rasva siis, kui sa nagu teed otseselt seda trenni, kui sa oled seal jooksulindi peal või ellipsi peal, siis sul nagu keha, see kasutab võib-olla seda rasva energiaallikaks. Aga jõutreening, sul nagu see paneb keha tööle mitte ainult nagu kui sa teed trenni, vaid siis, kui sa peale trenni ka mitu tundi veel, selleks, et nagu taastuda ja see jõusaali trenn, see on niisugune stress kehale ja sa vigastad nii-öelda need keharakussi, et see keha vajab päris palju energiat, et seda taastuda ja ehitada uuesti. See jõusaal on tegelikult nagu kaalu langetamise koha pealt on vajalik ka muidugi, jah. Sest samamoodi kõik tulevad ja vaatavad sa kuradi treener ja oskad midagi, siis kõik ootavad, et sa ütled mingid kuradi salarelvad endale. Annad sala kuradi tableti või ma ei tea mida, mis nagu kuu pärast teeb sinus nagu... Ei ikkagi on nii palju juba vale aru saama, et käiaksegi seal ainult näiteks jooksulindi peal, et 3 korda, 4 korda, 5 korda nädalas seal tund-poolteist jooksulindi peal, selleks ei ole vaja nagu jõusaali minna, et ükskõik, kui sa käid niisama metsa vahel jooksmas suvel või see on tegelikult palju kasulikum, jah. No jaa, aga vaata näiteks need kuradi pikamaa jooksjad või kedagi, kas sa tahaks endale sellist keha, eriti kui nad natukene... Ma arvan, et on hoopis teine teema. Kes nad natukene vanem generatsioon on selline ala 35, et kurat, ma kuidagi kardan, et nagu keegi tahaks endale päris nagu sellist keha. Sprinteri võtaks küll. Sprinteri, jah, aga tuleb arvestada sellega, palju sprinterid teevad jõusaalis tööd, ja samamoodi pikamaa jooksjad ka aina rohkem nagu üritavad jõusaali teha, et kui sa jõusaali ei tee, siis see pilt tegelikult on selline, ega sa eriti randa ei taha ka minna. Sa võtad küll kaalust alla ja rasvakiht võib sul nagu olemata olla, aga see visuaalne pilt, kindlasti pole... Lihased on ka olematud. Ja lihased on just need, mis hoiavad nagu liigesid paigal, mis hoiavad sind traumade eest, mitte just nagu see paks rasvakiht ei hoia sind traumade eest. Et lihastreening, see aitab, et sul keha hormooni toodab. Ja närvidele on kasulik, jah. Sest pikamaa jooksjatel ongi see, et kes need maratoni jooksjad on see, et mida suurem lihasmass, seda rohkem hapnikku sa kulutad, seda kiiremini sa ära väsid tegelikult. Takistus on suurem, jah. Ja takistus, tuuletakistus, pätt kiivri. Jah, kuidagi nagu, ma ei tea, kuidas, aga ma selle jõusaali peale sattusin, aga minu meelest nagu ainu õige otsus, sellepärast, et selle spordiala juures ongi nagu see pühendumus on kõige tähtsam, et nagu tulemust ei tule, kui sa seda toitumist ei jälgi, kui sa trenni ei jälgi, kui sul see puhkeaeg ei ole paigas, eks ju, et kõik see nagu, mis ongi nagu, ütleme, nagu elu aluseks või niimoodi, et sa oleksid ise terve, et sa toituksid nagu, ütleme, tervislikult. Kuni võistlusteni muidugi, et võistlused on ääretult ebatervislikud, aga jällegi see, et sa võid ju toituda alkoholi ilusti, ei saa tarbida. Sa võid toituda ilusti, trennis käia ilusti, kui sul ei ole enda peas seda sihti, seda sihtmärki, kuhu sa tahad jõuda. Trenni tegemine ongi. Nii kuradi tähtis. Eesmärk ongi trenni teha. Jah, aga see, et kas sa tahad reaalselt, on mingisugune, palju sa tahad kaalus kaotada, sa tahad näha, visualiseerid ennast, kas selline, milline sa tahad olla. Kui sul seda ei ole, siis sa lihtsalt teed, sa käid, sa teed seda, mis sulle öeldakse, aga kui sul on pilt, siis millegipärast nagu alateadlikult sa suunad ennast sinna kogu aeg. Naiste puhul see on alati, ma ei tea, kas alati, aga suurem osa on olemas, sest iga naisel on kuskil kuradi pimedas kapis seal kuradi kõige kuradi nurgas kuradi kuskil ripuvad vedelevad mingid püksid, mis nad veel kuradi kooli ajast on ja siis nad arvavad millegi pärast, see on nende ideaal vorm oli tol ajal või kas kellel midagi, kellel
enne pulma, enne sünnitamist, enne, aga jah, siis nad kuskil midagi on, et jumala eest, see on selles mõttes, et hea eesmärk. ei, kindlasti, aga no lihtsalt tihti tuleb lihtsalt selgeks teha ka, et no ka mõni tüdruk tuleb, vaatab täitsa okei vormis, et natukene seda paar kilo ja nagu lihastoonus üles ja see sulle ütleb, kui ma tahan 12 kilo alla saada. Siis mõtled, no reaalselt, et kurat, no sa pead nagu peaga ka mõtlema, et see no. Ega kõhna naine ei ole ilus. No nendel on mingi oma jah, siis nad arvavad, et see jah, mingi pilt on jah, silmade ees, mis noh, samamoodi naiste puhul on see vaimne probleem üldse nagu palju suurem. Eriti on võistlejatel ka, et need võistlejad, tüdrukud, kes on nagu laval käinud, et niisugune, et noh, kiiks jääbki niimoodi, et nende silmade eest on see võistlusvormi pilt, mis ei ole kindlasti nagu tervislik ja ei ole normaalne, aga millegipärast nad üritavad seda nagu idealiseerida. Ja kõik, mis ei näe välja, nagu see pilt nende jaoks on nagu pidev stress. Ja see ei ole pikas perspektiivis ei ole nagu saavutatav ka, et sa oledki nüüd nagu sellises vormis. Kindlasti jah, et see tegelikult võtab päris palju aega ja nagu seda et nemad hakkaks aru saama seda ja kuidagi lepiks sellega ära, et see ei ole jah, et see ei ole nagu reaalne tavaelus hoida sellist vormi. Ja see ka, et nad nüüd hakkavad toituma normaalselt ja nad ootavad tulemust mingi 6 aja pärast. No. See ei ole ka nagu loogiline, et mingisugune 4-5 kuud võtta endale aega, et selle aja jooksul hakkab alles muutus toimuma. Ei, no mul ikka nalja päris palju on seal olnud. Et tuli tüdruk, mingi noor tüdruk kooli tüdruk nagu tegi trenni minuga, siis järgmine trenn tuleb, üldse ma vaatas peeglisse ja mul mitte midagi pole muutunud, et kuradi ma vist ei sobi selle ala jaoks, no vist mitte jah, et ma ei tea, kuidagi samamoodi tuli nagu üks nagu noor, ei olnud nagu tegelikult koolilaps, see oli juba, ma arvan, kuskil ala 20 nagu noor poiss minu juurde, et ütles, et vähemalt poole aasta pärast ma tahan vähemalt sama vormis olla nagu sina, kurat, ma tahtsin öelda, et ma olen 20 aastat teinud nagu trenni, et midagi et selline olla ja niukistele midagi seletada suht keeruline. See on jah, see on aega nõudev protsess. Ja tihti ma olen nagu tagasisidet ka saanud, et nagu tüdrukud või keegi tuleb saali, näevad mind ja siis ütled, et ma kunagi ei lähe selle treeneri juurde, ma ei taha olla nagu temana. Ja ega sa ei, mis sa teed temaga, sa ei hakka talle kõik füsioloogiad seal, kõik rääkida, et see on, isegi kui sa tahaks, et see on hästi naljakas ka, et seal Arnold ka rääkis omal ajal, et mingi tüüp tuli tema juurde ja ütles, et kuule, sa ei nii kole, et ma ei taha kunagi selliseks saada, siis ütles, et ole õnnelik, et sa mitte kunagi ei saagi selliseks, Et tüdrukutel ei hakka habe kasvama sellest, kui nad sinuga koos trenni teevad? Loodetavasti mitte, vähemalt siiamaani vist küll seda pole juhtunud. Ma mõtlesin põgusalt peatada nagu siukstel teemal nagu need igasugused valgubatoonid ja need asjad, mida tegelikult nimetatakse nagu niimoodi, aga nad ei ole nagu kuidagi, et mis te nendest arvate, et need proteiinibatoonid, need fatburnerid, need igasugused PCA joogid, mis seal Prismades ja igal pool toidupoodides müüakse ja äri? Kas päris palju raha inimesed teenivad sellega ja hästi popiks läinud see kindlasti ja vajadusest, kui mõelda, et kui sul ei ole karpi kaasas seda toiduga või sul ei ole võimalust minna süüa kuskile normaalselt nagu ja sul on kiire, siis kindlasti pigem söö valgubatoon kohviga, mitte kuradi mingi lähed Statoili ja ostad hotdogi või saekesi. Selle puhul kindlasti need valgubatoonid ja need toidukorra asendajad, igasugused need valgu või nii-öelda low calorie või low sugar, need on kindlasti abiks. Samamoodi paljud nagu võistlejad ja mittevõistlejad, kes nagu üritavad vormi teha, et nad räägivad, ma ei saa kuradi, ma tahan lihtsalt õhtul vahest midagi magusad. Et kui sa võtad seda valgubatooni ja sööd seda õhtul teega või millegiga, et see nagu miks mitte, see on palju parem, kui sa sööd mingi koogitükki või kui sa liiter jäätis nagu. Et aga seda ei tohi võtta nagu päris nagu toiduks, et see ei tohi sul olla iga päev ja mitu tükki päevas, et sa sööd ainult seda. Iga tavaliselt, ma ei tea, kas praegu on ka vanasti oli vähemalt kõik toidulisandite peal on kirjutatud, et ei tohi toidulisanditega asendada rohkem kui ala 30% tavatoidus. See puudutab valgu, šeigi ja need valgubatooni ja kõik seda.
et kui sa pead päevas mingi 120 grammi valku sööma, okei, 1/3 sa võid selle ühe valgubatooni, ühe valgušeigi ära juua. Ülejäänud ikka sa pead 3 korda seda valku ikka tavatoiduga saama. Keegi on mõõtnud, kui palju reaalselt need uued kanad, mida kasvatatakse, palju seal tegelikult valku on? Aga see on ka probleem. No, minu jaoks on näiteks see šokk, no mitte šokk, minu jaoks nagu naljanumber on. Siin vahepeal käis mingi reklaam, et kuidas öelda, valgurikas veis, jah. Ostad lihatükki, mis on kuradi kõrgema valgusisaldusega. Et no, sorry, aga minu jaoks see kuidagi ei mahu pähe, et kuidas sa võid nagu, mida sa pead sinna süstima või määrima, et see nagu hakkaks nagu see lihatükk hakkaks sisaldama rohkem valku kui sama teine lihatükk. Aga kas sa oled neid proteiinibatoone vaatanud? Seal on tegelikult ju süskareid on palju rohkem kui seda valku, eks ju? Ei, no seal on ju päris palju low carb või low sugar valgubatooni ka, Nad on hästi palju erinevaid valgubatoone. Hästi palju on selliseid, kus ikkagi on süskareid on vähemalt 1/3 võrra rohkem, kui mitte 2 korda rohkem. Aga siis nad nimetavad seda ikkagi nagu valgubatooniks, kuigi seal on süskareid nad sisaldavad lihtsalt rohkem valku. Natukene rohkem. Jah. No see on jälle, sa pead nagu oskama lugema selle paki peal, mis sa tahad saada. Samamoodi, et võtad mingi, näed selle poes, no sugar, igasugused tooded. Võtad pakk, keerad, näed, see suhkru asemel, seal on topitud mingi fruktoos. Tavaline puuvilja suhkur, et lihtsalt see nimetavad teismoodi. Ei ole lisatud suhkrut, aga seal on mingi metsšokolaad ja ma ei tea, mida veel sinna topitud. Koosneb marjadest näiteks. Sinna ei olegi vaja, seal niigi suhkrut, ääreni täis nahku, sa topid sinna suhkrut veel. See on ka kindlasti, sa oskad, sa pead nagu, see ongi see probleem, et ma räägin, et inimesed peavad aru saama. See on jällegi see toit, mida ABC läheb. Ja, mida sa tahad ja mida et sa ei pea uskuma ainult seda, mis seal nagu pakendi peal on kirjas. Aga siis ütleme sellised asjad, kus nagu, päris valetadaksegi inimestele, et see fat burner, et see L-karnitiin tegelikult mitte kuskil ei ole tõestatud seda, et see tõsiselt nagu rasvu põletaks. Sa võid paki peal ükskõik mida kirjutada. Minu arust need fat burnerid, selles ei ole olemas sükest asja nagu fat burner, ongi see, et lihtsalt on aine, mis tõstab sul vererõhu tõusuga, keha kulutab rohkem kalorid lihtsalt, rikud omal tervist sellega, muud mitte midagi. Kõik, kes on pannud seda fat burnerit, esimene asi, mis juhtub, on vererõhk läheb üles. Või kehatemperatuur tõuseb. No see on need termogeensed, need on, need tegelikult, ma ise ka vahest kasutan ja sportlastele ka vahest nagu soovitan, et ala niimoodi viimane kuu enne võistlus, et kas või natukene aidata endale seda energiat juurde saada ja kõik. See tegelikult mingi määral see võib aidata, aga see jällegi see tuleb mõelda, et mis nagu tagajärjed võivad sellel olla. Sa võid samamoodi seal lusikad, mingi punast nagu piprat suhu toppida ja see ka hakkab rasvab põletama korralikult. Vürtsiline toit üldse tegelikult. Siin ka, need tipud, kes nii-öelda Instagrami staarid, need kõik ütlevad, et peab nagu hästi ettevaatlik olema, sest lolli on nii palju, et kui ma kirjutan näiteks Instagramis, et ma joon õhtul klaas feirit ja see põletab mu rasva, siis kindlasti leiab sellist lolli, kes hakkavad seda tegema. Kusjuures just on nagu vastupidi, et miks ma mõtlesin seda podcasti üldse tegema hakata, oligi see, et kus sa üldse tead nagu, et seal YouTube'is või Instagramis või et nagu keda üldse uskuda, et tegelikult seal on väga palju inimesi, kes on lihtsalt nagu raha teenimise peale väljas, et mingisugust reklaami teha või mingisuguseid lolli harjutusi välja mõelda ja siis lihtsalt, et mingit feimi juurde saada ja et neid rohkem vaadataks ja et praegu on ikka väga raske, et üldse nagu sellist inimest leida, keda nagu jälgida. Infot on nii palju ja reaalselt on raske aru saada kellele, aga jälle inimene peab ka ise oma ajuga tööd tegema. Aga kui sa ei ole selle teema sees, nagu kui sa ei ole sellega kursis, vaata, siis sa ei suuda nagu sellel heal ja halval nagu vahet teha, et... Aga õnneks on veel need teaduslikud artiklid. Jaa, saab ka leida. Ja sa pead tavaliselt hästi kuivad ja neid ei suuda keegi lõpuni. Seal keegi ei viska nalja ja keegi ei räägi seal mingi, aga et kui sa reaalselt tahad, sa võid seda nagu. Samamoodi keegi ei keela sulle mingi konsultatsiooni tellida või minna seal mingi toitumisnõustaja või praegu need igasugust variandid olemas.
sa võid samamoodi filtreerida seda informatsiooni, et sa võid nagu jah, vaadata seal 10 erinevat arvamust ja ise oma peaga mõtlema, mis nagu tunduks nagu loogiline ja noh, eks niikuinii see kõik enese katsetamismeetodid, see ongi ainuke minust on see, et ise pead läbi katsetama, sest et no kõik asju ka ei ole mõtet katsetada, no päris kõik ei ole jah, aga ütleme, et see sama, mis sa ütlesidki, et 10 erinevat inimest, kellel on mingid oma arusaamad on ju, siis sellest võtadki välja selle, mis enamuste puhul klapib. Sest no reaalselt ma võin öelda, et ma tean inimest, minu jaoks oli natukene selline korralik üllatus eelmine aasta, et me käisime koos võistlustel ja no ma nimed ei hakka nimetama, noh, päris normaalsel tasemel mees, võistleb, kuiv, kõik, lihastes, kõik on blablabla, kõik on super. Ja see joob ettevalmistusel 4-6 liitrit Pepsi Max iga päev. Ja ta ei joo üldse vett. Tavalist kõigidele räägid, et joo vett, seal ala vähemalt, seal läheb 2-3 liitrit ja 4 liitrit puhtalt vett ja see joob 6 liitrit kokat. Ma arvan, et ma isegi tean, kellest sa räägid vist. Võimalik, jah. Et, ja tema puhul see töötab. Tal on isegi trennis kaasas Pepsi. Ja võistlustel igal pool tal on Pepsi kaasas. Ja pole midagi, ta kuradi väga terava vormi ja väga korraliku lihasmassiga ja 40 pluss vanus. Ja. Et muidugi ma ei oska öelda, mis see pikemas perspektiivis võib kaasa tuua, aga noh. Räägin, see sõltub igal inimene nii erinev, et üks võib teha, teine või teha. Mingi inimene võib vaadata tema peale ja hakkab ise ka, kui seal 4 liitrit Pepsit päevas jooma. No, ma ei tea, mis see kuradi võib nagu kaasa tuua. Kas on kedagi sellist, keda teie nagu jälgite YouTube'is või Instagramis või kus iganes, et keda nagu soovitaksid? Ei. Üldse nii vähe aega, et ma üritan, kui ma 8 seal 10 tööl, siis ma tulen koju ja lapsed ja naine, siis mul pole lihtsalt füüsilist seda aega, et kedagi veel jälgida või et kui ma tahan mingit infot saada, mida ma kuskilt mujal ei saa, ma pigem jah, et no miks ma seal olen pidevalt või tihti käinud seal Venemaal nende tippudega konsulteerimas ja et ma saan vastus oma küsimustele nende inimeste käest, keda võib usaldada. Et ma ei pea terve internet läbi surfama selleks, et võib-olla leida seda küsimust. Ja tihti on see, et internetis sa ei leiagi seda küsimust, mis nagu just sulle vajalik. No mul ei ole otsalt, keda ma jälgin, aga lihtsalt kui ma alustasin, siis lähed jõusaali, no, ma ei tea, kuidas nagu üks või teine masin töötab. Siis on see, et ma istusingi netis, ma vaatasin päeva jooksul reaalselt hommikul, ma sõitsin tööle, panin ma käima, õhtul sõitsin koju, panin käima, vaatasin seda lihasgruppi, mida ma õhtul treenima lähen ja panin sellest omale kava paika. Aga kas sa kedagi nagu konkreetselt ei jälginud? Ei, kedagi konkreetselt ei ole, sest et ma ei taha teha ühe inimese kava. Ma tahan, et see oleks, ja iga trenni kord on erinev, ma ei tee kunagi ühte sama trenni 2 korda järjest. Ühte sama nagu harjutuste järjekorda või sama harjutusi. Natukene tüdrukute harjutusi, natukene poiste. Tüdrukute harjutusi ei saa alahinnata. No tegelikult reaalselt, kui öelda, siis ei tohi jaotada tüdrukute ja poiste harjutused. Et lihtsalt on, see ei ole isegi seksismi või mingi selline küsimus, vaid lihtsalt on harjutusi, mis teevad rohkem naised, mis nendele on rohkem vajalikud, sest niikuinii mehed, nad ei pea nii palju tuharatrenni tegema või midagi veel. Samamoodi nagu tüdrukud ei pea kunagi nii palju nagu rinda tegema. Sest mul ka on käinud sellised tüdrukud, kes tulnud mingi kavaga, siis ma vaatan kava ja ma ei saa aru, kuradi, see on mingi surumine kangiga, surumine antlitega, lendamine ja ise on implantaandiga. Siis mõtled, et kuidas. See on siis, kui ta oma kuti selle vähem ja või ta kuskilt nagu lihtsalt tellib seda kava, et need kavade tegemine ka on see copy-paste raha käest. Väga tihti nad ei süvenegi, kes samamoodi tüdruk, kes kirjutab seal ala, et ma tahan kava saada, ta ei hakka ka kõik oma intiimsed asju nagu seletama, et mul on seal midagi ja seal niimoodi, et samamoodi sa ei näe eriti poisi, kes kuradi iga päev seal teevad mingi puusatõsted seal või need kokku-lahkumasinaid, aga need ka tegelikult vajalikud harjutused ja vahest võib need teha, aga need ei ole nad ei kulu põhikavadesse, jah. Minul on kord 6 on sees nüüd.
üks kord kuu jooksul ma teen neid harjutusi. no, et ongi ei saa, et no naistel on samasugused lihased nagu meestel ja see kõik töötab suht samamoodi, et ei tohi karta nii-öelda ja öelda, et see ainult nagu mehed teevad seda harjutust. Ei, see on naiste masin, ma ei lähe sinna kunagi, et no... Aga ikkagi vaata mingisugused naistel see alakeha areneb kiiremini ja vist on vajalikum ka meestel see ülakeha areneb kiiremini ja vist on nagu vajalikum ka, et ma arvan, nagu... et sinna pööratakse rohkem rõhku lihtsalt. Jah, ma just tahtsingi sinna jõuda, et nagu see, mis nagu kiiremini areneb, et järelikult seda nagu tehakse ka rohkem, sest see annab nagu siukse parema enesetunde pärast, kui koju tuled või isegi seal samas trennis või. Et ma ei ole näinud eriti palju naisi, kes mingi trennis biitsepsid teeks ja väga palju, jah, mehi ka ei ole näinud, kes seda kokku ja lahku neid masinaid teeks. No mehe üldse on suht vähe, kes seal korralikud jalga treenivad, et see on nagu... Ja no jällegi, et naiste puhul nendele meeldib tihti ja nendel palju tugevam ja paremini tulevad alakiharjutused no kõik. Meestel ongi see, et nagu ülakiharjutused, no siis ongi igaüks läheb oma seda lihtsamat teed ja... Või siis nagu mulle, et kõik on nagu väga tugev lihtsalt. Miks mitte? Kui me seda naiste seda toitumisteemat juba puudutasime, siis ütleme nagu noored, siuksed 14, 16, 18 poisid, eks ju. Et kui nemad tahaks, noh, ütleme, on jõusaaliga alustanud, võib-olla juba aasta või 2 aastat käinud, et mis nemad peaks nagu toitumise juures nagu eriti nagu jälgima, et... No nende noorukitega on... Kui palju üldse keeruline, nagu seal nagu eelpuberteedi ja puberteedi eas, et kui palju seal nagu see toitumine üldse mängib rolli, et peaasi, et nad need kalorid söövad täis, aga... Mängib kindlasti, aga lihtsalt, et nii kaua, kui nende need hormoonid möllavad ja ainevahetus vahest nagu on nii kiire, et seda lihas või siis keha ei tooda veel piisavalt testosterooni või ehitus seda hormooni, mis nagu ehitab need lihased, et ta võib rassida trennis hullult ja sööb nagu rohkem kui isa, ema ja kuradi õde kõik koos, aga tal ikka seda kaalu väga ei tule juurde. Aga siis ongi hetkel nagu lootusetu, et peab kindlasti. Et noh, ma ei tea, mäletas, kui sa mind Tartus nägid esimest korda, et ma ju ka, ma lõpetasin keskkooli 18 ja ma kaalusin 68 kilogrammi, sama pikk nagu praegu. No see on esimene kord, me olime varem ikka tööl, sa olid seal suurem ka. Aga... No see juba paar aastat hiljem. Siis kui sa Saksamaalt tulid tagasi, siis ma kaalusin 74 kilogrammi ja siis nagu sai päris palju nalja. Ei mitte Saksamaalt, Inglismaalt. Ei, ega mul siiamaani mul on nagu selline kuradi, ma ei tea, kas see kompleks on tekkinud või mis, kui ma seal ööklubis töötasin nende rammumeestega. Ja mul seal olid kõik suured vennad. Sa mõtled Viljandis? Ei, see oli Tartus veel. Tartus ja Viljandis ja seal ka, et kuradi ma olen kõhna ilus poiss selline ala, kui seal see 80 kilogrammi või midagi, siis mulle otse näkku öelda, et kui mees ei kaalu 100 kilogrammi. See oli Viljandis? Viljandis, jah, siis sul ei ole nagu seda sõna õigust, kõik, kuradi mees lihtsalt, Ja 2 aastat peale seda, kui siis ma sain meheks, jah. Ei, ma tahtsin öelda seda, et nagu peale seda, et kui ma juba olin vist 2 aastat, olin vist juba mingi 105, 109 niimoodi seal kaalunud, siis ikkagi veel ma tundsin ennast nagu mingi poisikesena, et hõljusin see ringi ja ega vist jah, nagu see jääb vist nagu elu lõpuni sisse. Pole midagi, ma siiamaani oma, kes mul nagu trennis käivad meestele, paljudele räägin sama juttu. No mul on siiamaani vahet ei ole, kaalusin 118 kilo, ma läksin saali, vaatasin teisi, mõtlesin, päris ma pean ikka kõvasti veel tööd tegema. Aga kas on keegi seal mingi, ma ei tea, 140 kilo või 160 kilo või? Ei ole eriti. Tead, ma ei tea, aga nad tunduvad nii suured lihtsalt mõned. Et nagu selline hea lause on ka, et kui sa oled kõige suurem jõusaalis, asi ei ole selles, et sa suur oled, asi selles, et sa oled valas jõusaalis. Et isegi kui siin Eestis ei ole väga palju neid, kes on siis lähed kuskile, eriti minu jaoks on ka, mul palju, tihti räägivad, et see on nii suur, et kindlasti rohkem ei saa ja ei tasu ja ei tohi ja blablabla, siis lähed kuskile, kus näiteks prood võistavad või normaalse tasemega võistlus, siis sa lähed lava taga, vaatad, kurat, mis ma teen siin, mul ikka päris palju trenni ja süüa vaja. See on kõik nii subjektiivus, kuidas on kõik nii suhteline. Et ega vist kunagi ei tulegi vist seda hetke, et nüüd ma tunnen, et ma olen
see, ma arvan, et pigem ongi siis, kui sa otsustad, et nüüd on see hetk, et ma rahul, see ongi see kuradi surnud punkt nagu. Milleks siis veel edasi teha, noh? Sul ei olegi seda enam eesmärki, kuhu sa tahad liikuda. No mul oli, tegelikult oli eesmärk saada 111,1 kilo. Ei, aga see eesmärk saavutatud, ta läheb edasi. No. Nüüd on juba 120. Ja, no see üks asi ja kaalu puhul, teine asi vormi puhul ja siis igasuguseid, noh. Siis ongi eesmärk, ongi trenni teha, kõik. Ei, mul ei olnud peale seda 111 kilo mingit eesmärki. Mul ei olnud mitte midagi. Ja Kaal jäigi seisma sinna. Ta seisiski reaalselt selle 111 kilo peal, kõikus siia-sinna paar kilo ja mitte midagi ei muutunud. Okei, Kaal kaaluks, aga trenni sa tegid edasi. Täpselt samamoodi tegin trenni edasi. Kõik aga sa midagi ei muutnud, sa mingid raskuseid ei tõstnud või mingid... Ei no trenni teed ikka selles mõttes, et kogu aeg sa nagu üritad ju minna järjest nagu raskema peale ja teed järjest kas rohkem kordusi või siis tõstad raskusi. Ja ma tegin kõik edasi niimoodi. Ja saad aru, tuleb nii vaevaliselt. Nagu ma tegin selle muutuse, lükkasin 111 kilo, lükkasin 120 peale, viskas 118. Noh, see on kuskil peas kinni, sa surud ennast kuidagi alateadlikult, ma ei tea millega. Ei, no kindlasti väga palju tuleb nagu peast nagu, jah. Et peas kinni on kõik need raskused ja kõik viitsimine ja jaksamine ja kõik see tuleb niikuinii peast nagu. Noh, mul oli üks olukord, ma olin ühe sõbraga trennis ja tegin jalapressi. Jalapressil oli see fikseeritud raskused, et sa ei saanud sinna juurde panna. Noh, ma panin selle põhja, surusin sellega. See vaatas sealt kõrvalt, vaatas, et ma ähin puhin. Noh, ilmselgelt 10 kordust teed läheb ikka lõpuks raskeks. Läks siis sinna masina peale, proovis niimoodi, ma ei jõua liigutada. Ma ütlesin, et sa teed nalja, sa jõuad liigutada. Sest ei jõua. Ma ütlesin, et davai, ma aitan sul üles lükata, proovi ära see raskus. Ta tundis selle raskus ära, ülealt lasi alla ja lükkas neil iga. Ja kõik ilusti, jah. Ei, see on väga tihti probleem ka, et see komfortzoon või selline või peas nagu selline zoon, millest sa nagu ei julge või ei taha minna, sest mul on väga palju niimoodi, et tulevad inimesed, mul on hea mälestus, et seal punt, kui ma seal Rock n Mare ja MyFitnessis töötasin, käis punt noormehi, mingi 4 tavalised ja tegid enam sama liigutused kogu aeg, sama raskustega ja kõik sama. Siis üks päev, et teeme koos trenni pakkusid, et davai, teen teiega. Ja siis oligi, et nad harjunud, nendel oli nii peas kinni, et nad jaksavad suruda seal antlit alla 27 kilogrammi või 26 kilogrammi. Et nad ei julgenud, nad isegi kunagi ei proovinud suuremat antlit võtta. Ja koos minuga iga üks nendest tegi seal peaaegu 40 kilogrammi jaksas suruda. Teine asi, korduste arv. Kui sa oled harjunud, et sa teedki, sul on kogu aeg, sul on 10 kordust, sa ei jõuagi rohkem teha, proovi. Sa ei teegi rohkem, sa teed 10 ära, 11 on nii kuradi raske, et sa enam ei jõua. Ja. Aga kui ütled endale, et sa pead 15 korda seda ära tegema, siis sul nagu tulebki seda 15. Ja sa pead seda muutma, vahepeal teedki 15 kordust, lihtsalt petad enda keha, et talle tekiks seda lihasmälu, et sul on lihasmälu mingi 10 korduse peal. Naiste puhul on tihti see ka niisugune kuidagi nad kardavad või ma ei tea, need raskused tihti, ei, ma ei ole kunagi selle raskusega teinud, et noh, ja siis vahest niimoodi, kui ta ei näe, sa salaja paned mingi raskus juurde ja ta tuleb, teeb rahulikult ära, siis sa ütled talle, vaata, kurat, no mis sa räägid mulle, ne? Ja siis ta ise on üllatanud ja hea meel, et kurat, et tegelikult ei ole päris nii, ne? Ja, aga paljud tegelikult ei suuda ennast võib-olla niimoodi motiveerida, et ütleme, et noh, see sama näide, mis sa tõid, et kõik aeg oled 10 kordust teinud ja siis ükskord ütled, et nüüd ma teen 15, et selle jaoks olekski vaja kas siis treenerit, eks ju, või siis treeningpartnerit. Jällegi, jah. Neid on kindlasti vaja, et ei, no sa võid endale ka ju. Et sa alla ei jääks ja sa võid endale ka ju öelda, et no, et nüüd ma teen 6 aega teise kava järgi nii-öelda, noh. Sest praegu ma ka peale võistlus mul liigesed, kõik kohad on nii tundlikud ja ellad, siis ma mõtlesin, ma ei hakka enam praegu suurt raskust puudutama. Ma teen praegu kõik harjutused 20 kordast, noh. Ja mul lihas läheb nii hullult valusaks ja punni ja kõik on korras ja okei, seal muidugi raskused on väiksem, aga kuradi enesetunne on super ja palju parem, noh. Et mis sulle siis nagu segab, et sa ütled, et noh, esmaspäevas ma teen kõik harjutused ala mitte 10 kordus, vaid 15 kordus. Keegi ei keela sulle, jah. Jaa, aga selle võrra sa võtad väiksema raskuse. Võib-olla sul ei ole usku nagu endasse nii palju. Et... Ei, no sa võtad raskust väiksemaks ja esimene nädal sul on sise elamisnädal, et sa katsetad need raskused ja siis juba vaikselt hakkad nagu need raskused ka juurde panema.
ma ka siin olen harjunud suruda seal ala mingi 160-170 kilogrammi rinnalt võib-olla. Praegu ma tegin 20 korda 100 kiloga ja mul tuleb sein vastu nagu, et ma esimene seeria ma teen 20, teine seeria heal juhul ma teen seal ala 16-17 või kõik nagu, mul lihtsalt nagu rohkem ühtegi kordust ei tule. Mina näiteks piitsa treenimisel ma kasutan ikka 10 kiloseid antleid, sest et see eelnev vigastus ja ma ei saa minna suuremaks, aga ma teen ka kuni 12-15 kordust ja ma saan nii kuradi valusaks, et meeste puhul on see egolaks nagu muidugi teine asina. Et kuidas kurat, ma ei lähe ju jõusaali, ma ei hakka seal mingi kergema raskusega tegema kui teised. Sa tead, see on pöördvõrdeline, siis kui ma läksin saali, siis ma vaatasin enda kõrval venda, kes oli juba, ta oli tõesti selles mõttes jõhkralt suur ja tegi reaalselt 10 kilostega. Okay. Tavaliselt need, kes on juba midagi saavutanud ja mitu aastat teinud, et nendel on suht pohhu, mis temast arvavad. Ma võtsin kuradi 16 kilosed, võtsin järgmine 20-sed, kuradi ma tõesti nagu lolliks, kuradi ma vehkisin ennast enne. Nüüd on täpselt vastupidi. Vaatan kõrval venda, näha, et reaalselt ta loobib seda. Tal ei ole nagu mitte mingisugust nagu trenni seal taga enam, sest ta lihtsalt loobib. Okei, cheatida võid. Alt üles või cheatida, aga lased alla vaikselt, on täiesti okei. Aga ta loobib mõlemad pidi, ja siis ise teed 10 kilostega kõrval, mõtled, jah. Aga seal on paar asja. Esiteks, vaata, sellel vanemal venel tal võib olla vigastusi juba nii palju ja kindlasti on ka. Ja teiseks, kui sa lähed saali, sul ei ole alguses seda lihastunnetust nii head, et siis sa ei suuda nii selle väiksema raskusega nagu seda harjutust niimoodi sooritada, et tõesti see lihas nagu läbi kurnata, et siis ongi lihtsam võtta tunduvalt suurem raskus lihtsalt. No mul oli selline, et kui ma veel Tartus seal Arkomaanis töötasin, tuli mingi noor kutsaali, võtab mingi ilge suur antel ja hakkab seal enam-vähem 2 kättega seda biitsepsi tegema. Et alt aitas seal teise käega seda üles saada, kuidagi kukkus koos selle antlitega alla ja täitsa niimoodi, et valus vaadata oli. Siis ma lihtsalt korraks läksin talle, ütlesin, et proovi äkki kergema raskusega teha, siis nagu saad palju paremini hakkama ja tulemus. Ja siis paari minuti pärast otsin seda venda saali, see ei ole kuskil. Siis vaatan, see vend läks niimoodi posti taga, et ma ei näeks teda ja teeb samamoodi edasi. Okei, et tee mida tahad, et ma olen läbi aastat, juba mul ka paljud küsivad, et vaata, ta teeb nii valesti, miks sa ei lähe ja ütle talle. Sest ma ei viitsi enam. See mõne vastu pead andma, ega ta niikuinii 5 minuti pärast teeb ikka edasi samana. Et kes tahab midagi, ta ise tuleb, küsib või jah, et Selle valesti tegemise koha pealt on ka 2 asja, et kui sa näed, et see on ohtlik juba, siis sa kindlasti või ta lõhub nagu masinas või ta võib nagu täitsa nagu vigastada, ja ma ei taha ka kuradi, et tuleb kiirabi ja ma hakkan seal kuradi pool päeva veel oma aega raiskama selle peale. Siis ma lähen seljaga teeb seal jõutõmmet, näiteks ta ei pruugi ise teadagi, kui ta algaja on, et ta selg on kõver ja see ka kõvera sellega tegemine, vaata, kuidas need profi rammumehed ja profi tõsted teevad, aga seal ka kuradi asi on natukene ideaalist on kaugel, aga nad vähemalt teavad, millega nad riskivad ja mida nad teevad. Aga mina olen tähele pannud sellist asja, et kui näiteks vaatad jõusaalis mingisugust, ta ei ole jõutõstja, ta ei ole kulturist, eks ju, sa näed, et ta teeb mingisugust harjutust ja ta teeb täiesti valesti. Nagu, mitte nagu niimoodi, et ta endale haiget teeks või masinat lõuks, aga ta teeb täiesti valesti. Et ma ei oska praegu näidet tuua. Näiteks pressi peal on üks 25-kilone ketas ja siis ta teeb seal nagu mingit sükest plahvatuse moodi harjutust. Ja ongi niimoodi, sa ei tea, vaata, mis tal taust on. Võib-olla ta on kergejõustiklane, võib-olla ta on, ma ei tea, rattur, võib-olla kõrgushüppaja, jah. Et vaata, ongi niimoodi, et seal jõusaalis nagu treenivad igasugused erinevad inimesed, kellel on nagu mingisugune võib-olla vigastus või mitte vaimne, aga mingi muu vigastus. Ja vaimse vigastusega on ka kindlasti. Aga ei saa nagu, kui sa endale nagu haiget just ei tee ja kui sa masinat ei lõhu, siis sa ei saa nagu midagi nagu valesti teha või et nagu ei ole mõtet nagu kohe ütlema minna, et kuule, et sa oled täitsa loll, et tule eest ära. Et ongi see, et põhiline ongi see, et inimene on nagu kodust välja läinud, trenni, eks ju, ja ta liigutab midagi ja kui ta endale haiget just ei tee, siis on kõik on nagu minu arvates nagu väga hästi. Ei, mõtlen saalis ongi see, et kui inimene ise abi küsima ei tule, siis ei ole nagu mõtet minna ka. Talle ütlema, et kuule, sa teed valesti.
tihti see on jah selline oma aja mõttetu raiskamine ja siis vahest on veel kuradi närvikulu ka, et ala enam-vähem kuradi, kes sa oled selline tšort, et sa tuled mind õpetama, et ma ise oskan väga hästi teha ja mõni tuleb veel mingi treeningkavaga, et tal on ka treeningkava käes, et ta seal on kirjas, et ta teeb täpselt nii, nagu talle õpetati, et ära tule seletama talle, siis 1-2 korda võib-olla kokku puudud sellega, siis järgmine kord juba mõtled, et aga nüüd näiteks siuke asi, et ütleme, et see pole päeva jooksul pole nagu piisavalt söönud ja nüüd õhtul nagu trenni minek, et kas on üldse mõtet minna? trennina. Kindlasti on mõtet minna, eriti kui sul just enesetunne lubab seda, et ma ei soovita trenni minna ainult siis, kui on palavik. Ülejäänu kõik on talutav, et see ei ole probleemne. Ja lihtsalt ei ole mõtet minna võib-olla maksimumi trenni. Et sa lähed, teed seal alas 60-70% raskustega oma trenni läbi, sa ikka koormad lihast, sa ikka annad seda lihastoonus ja kõik see paned nagu keha ilusti tööle ja see süsteem tööle. Ja ongi Aga mõtlen seda, et näiteks ütleme, et pole päeva jooksul jõudnud süüa, et ilmselgelt enne trenni kõhtu täis süüa ei ole mõtet. No enne trenni, eriti enne jalatrenni kindlasti ei soovita seda. Ma tean, ma olen peldikus istunud. Jaa, et ma ka ja päris palju kliente on niimoodi käinud vahepeal peldikus ja... Kas on midagi... Mõni ei ole peldikusse jõudnudki. Jaa, seda ka. Et kas on midagi, mida võiks siis selles mõttes, et enne trenni manustada? Jaa, midagi kiiremat. Ma tavaliselt soovitan kas mingi müslibatooni või seal banaani või midagi sellist, mis nagu suht kiiresti seeditav ja kerge toit selline. Et tühja kõhuga selles mõttes, et on suht kehva minna tegelikult. Ja, ei, midagi ikka, midagi, ja need puuviljad või midagi õuna, banaani ja mingi müslibatooni, midagi, mis annab nagu kiiresti seda energiat ja... Šokolaad. Vaieldaf nagu, tegelikult, enne trenni ta ei ole nüüd otseselt ju tegelikult nagu väga paha, kui sa ei söö muidugi tervet suurt tahvlit. Ei, no kindlasti ei ole paha, et kui sa pole terve päev söönud ja see šokolaad ei tee sulle midagi, Ma olen teinud niimoodi, et kui mul on näiteks see valgushake on kaasas ja siis ma tunnen enne trenni, et nagu jõudu on vähe ja nagu ma tean, et ma ei ole ikka 4-5 tundi söönud, siis ma pool sellest joon nagu enne trenni ära ja siis pool nagu trenni jooksul, et ma ei jäta seda mingi peale trenni. Ja see ka täitsa, see valgushake on üldse selles mõttes see, et toidukorra asemel on väga... Kui sul reaalselt tuli selline päev, et sul ei olnud aega või võimalus süüa, siis nagu jah, joo seda valgusheigi ja mingi paar banaani või paar õuna kõrvale ja mingi või äkki pähkleid ja... Aga ainult see valgusheik ei ole kindlasti toidukorra asendaja, sest seal ei ole kiudaineid ja ta ikkagi püsi nii kaua sees, et seal tegelikult poole tunni pärast sul on kõht ju uuesti tühi, et... Jaa, aga ikka parem kui mitte midagi. Ja. Aga peale trenni söömine? Sõltub. Et palju erinevat arvamust, aga need, kes reaalselt tahavad kaalust alla saada, ma peale trenni ei söö. Pigem soovitan jah, kuskil 1,5 tundi mitte süüa. Ja kui sa tahad seda kaalust juurde, siis peale trenni valgu kokteili ja siis kui jõuad koju, siis anna minna nii palju, kui toros sisse läheb. See, nagu see, räägitakse sellest anaboolsest efektist, et peale trenni just, et kuskil pool tundi kuni 1,5 tundi pidi see kõige efektiivsem olema, et vastavalt sellele, mis sul siis see eesmärk on, et kas lihasmassi arvelt nagu juurde võtta, et siis sööd selle 1,5 tunni jooksul siis võimalikult palju valgurikast toita või siis nagu vastupidi, et kui sul eesmärk ongi kaalust alla võtta, et siis see viimane 1,5 tundi peale trenni. Anaboolne aken või see pigem on selline ka minu arust mingi levinud müüt nagu et eriti jah, kui sa tahad selle tavatoiduga, kurat, sa sööd seda kanafileed või seal liha, et kurat, mõtle, kaua aega läheb, kuna keha nagu seedib seda ära, kuna ta omastab seda valku ja see kindlasti sinna kuradi anaboolse nii-öelda aknasse ei mahu mitte kuidagi nagu, jah. Kanaliha 2-3 tundi, muu liha kõige pullim, et ma olen katsetanud lihtsalt nagu nalja pärast, et mul üks mingi hetk lihtsalt viskas koppa ette, et ma ei tahtnud seda valgujooki enam näha ja siis ma lülitasin kõik seda valgulisandit, pool aastat ma ei puutunud ühtegi valgulisandit ja mitte midagi. 0. Mul kaal ei langenud, ei tulnud juurde, kõik jäi samaks. Et see näitaski, et kas mulle see ületarvitamine oli, see valgu ületarvitamine oli või lihtsalt, et see lihtsalt läks tühjalt mul läbi keha ja mitte midagi ei ole muutunud.
et praegu ma seda valgusšeigi joon ainult siis, kui mul lihtsalt nagu reaalselt nagu aega ei ole süüa. aga lihtsalt siis see kiire valk, mitte kaseiin. Kasiini ma ei joo kunagi. No mul on ka piimaga oma sellised nagu keerulised. Ma joon ainult seda beef-valkuna. Sest ega mul tõmbab ka, need piimatooted tõmbavad kõhu käima. Mul ei ole see probleem. Mul on seal piimavalgu peal allergia lapsepõlvest, et mul nagu lihtsalt nagu siit olla ja mul nagu teine teema. Et mul on palju lihtsam, ma ei söö valgubatooni, ma kõik, mis kus on vadak, ma ei kasuta. Vahest mingi pudingit või midagi seda võin lubada endale, aga see ka niisugune 50-50, kuidas kunagi. Aga seda kaseiinivalku sa peaksid saama siis? Ei. Kaseiin mul ei ole laktoosi probleem, mul on just piimavalgu probleem. Kaseiin, see on ikka vadakuvalk. Kas ta mingi hästi puhas ei ole midagi? Aga valk ikka valk. See ei ole laktoosiga seotud. Sest huvitav, et ala kohupiima ma saan süüa. Ja keefirit ma saan juua, aga see, mis nagu toodeldud, see vadakuvalk, seda ma ei saa. Mina saan ka, kohupiima saan süüa, keefiri saan juua, jogurtit saan tarbida, piima juua ei saa otsa. Te võite mulle tuua kõik piima. See võib poodi minna meie asemel osta siis. Aga me ei võta seda lihtsalt külmkapist välja kuskilt. Ei, no kui jääb üle teinekord siis. Kui sa ei osta, siis sulle ei jää. Ei, mul kodus on kogu aeg piim. Lastele? Mul on peale mind veel seal 4 kuradi suud on. Ma tahtsin veel selle kohta küsida, et need trennikavad, kas sul on, mitte trenni, vaid toitumiskavad, et kas sul on mingisuguseid kogemusi sellega, et kuna need ei tööta, toitumiskava on ette antud, korralik toitumiskava, aga ta mitte mingil juhul nagu ei tööta. Ei, ma räägin, kui on mingid tervisega probleemid. Kas sul peab ainult tervisega olema? Kas sul ei või olla niimoodi? Ma võin öelda niimoodi, et mul on mitu korda kahjuks olnud ka nende sportlastega, et läheb kõik nagu nii nagu peab, kaal ilusti langeb, vorm paraneb ja bla, kõik on ja siis on seis. Üritad alandada kaloraaži, mängida seal, vähendad rasva, seda, toda, siis paned aeroobsed juurde ja ikka ei juhtu midagi. Siis juba hakkad muretsema, et äkki midagi on seal saada, teevad mingi veretestid, asjad, värgid ja okei, seal ja pärast selgub, et lihtsalt inimene on nõrk. Murdus kodus? Ja isegi mitte, ja enam-vähem. Ja nagu ei ole ja siis nagu ta lihtsalt sellest ei räägi sulle. Aga kas sa sellist asja ei ole näinud, et on... Et toitumiskavad ei tööta siis, kui need ei jälgine. See on nagu põhiprobleem. Inimesel on organism on hästi äärmuslik, et võib-olla tal ei võtagi nagu mingeid asju vastu või ongi vaata mingi kas laktoositalumatus või midagi siukest. Ei, aga seda kõiki annab ju mängida, et ma samamoodi ma räägin, et võta need asjad välja, katsetame, kas midagi muutub või ei muutu, et tihti jääb piimatooded, tihti teised asjad välja ja katsetame seal ketovarianti, dieeti ja need kõik nagu. Sinu kogemuse järgi siis see kava ei tööta ainult siis, kui inimene ise ei näe vaeva? Jah. Üks käsi tegelikult ei tööta, kui see vaeva ei näe. Ma mõtlen selle peale kodus. Ei, hästi selline võib-olla lollekas ja karm nagu näide, et nende natsistide laagrid, mis olid, seal ju kõik need juudid, kõik tulid korraga paksud ja kõhnad ja lõpptulemus ikka oli, kõik olid kuradi ainult luud ja kondid. Et kui süüa ei anna ja lõhud ennast, siis niikuinii seal põleb kõik ära. Seal ongi just see asi, et sa tahad ju, eks ju, kaalu langetada, aga samas ise nagu funktsionaalne olla, et sa pead mõelda suutma, sa pead joosta sellepärast suutma. Ei tohigi mingit ekstreemsusi teha. Ja samamoodi tuleb seletada, et esimene dieet on kõige raskem ja esimese dieediga praktiliselt võimata saada eesmärki. Nii-öelda seda ideaalvormi või täitsa kuivaks saada. Eriti kui ülekaal on suur, et kindlasti siis tuleb 2 võib-olla 3 kuud siis langedada seda kaloraaži, võtta kaalust alla ja siis anda inimesele 1 või 2 taastuda, et isegi võid natukene tõsta talle kaloraas tagasi.
kas sa oled siukest asja kohanud, et nagu iga selle dieediga, iga korraga, kui sa kuivatad, iga korraga see lihas läheb järjest nagu filigraansemaks või nagu kuidagi nagu see väljanägemine muutub või nagu kuidagi on aru saada, et kas sa oled algaja, nagu selles mõttes, et kui nad on lava peal, kui nad kaaluvad ühepalju, kui neil on rasvaprotsent on sama, siis ikkagi on aru saada, et kes on nagu algaja või kes on nagu kauem teinud seda, kes on juba 20 aastat võistlenud ja kahjuks ei ole see kõigide puhul nii. okei. Et kõik see lihase separatsioon ja sügavus ja need lihaskiud ja see kõik, mis nagu välja tuleb, et see on nii individuaalne ja sest siin ka Eestis vaatad, on mõned inimesed, kes on kuradi 20-25 aastat trenni teinud ja võistelnud ka 15 aastat või midagi, aga ikka laval nad näevad suht sitnena. Ümarad ja siledad ja Ei, mitte ümarad, sa näed, et nad on mega kuivad, fucking kuivad, et ainult nahk, et ühtegi grammi rasva ei ole, kõik veresooned väljas, kõik on nagu nad teinud kõik nagu maksimumi. Aga ikka seda separatsiooni ja seda lihase sügavus, seda kõik ei ole. aga millest see tuleb siis? Et see, ma arvan, sellega on mitu erinevat asja, et üks on nagu see see geneetiline omandused kindlasti. Teine asi lihashooldus. Mis sa mõtled? Et need massaažid ja taastumised ja kõik need, et see ka aitab. Siis on miks enne võistlust vaja poseerida palju ja pigistada lihased maksimaalselt kaua ja palju, et see nagu toobki seda nagu esile. Et mingi, ma arvan, see rohkem pigem sellise metoodiline viga kuskil on tekkinud või see on geneetiliselt, ongi niimoodi, et lihtsalt see kulturism ja fitness ja see on looduse poolt, kas on kihas selleks tehno on loodud või kahjuks mitte. Et see separatsioon ja see filigraansus, et see nagu aastatega paremaks ei lähe, et kui sa Ei, ma ütlen, et ei lähe, ma räägin, et see ei pruugi minna. Et samamoodi, vaadata need jõutõstjad või need, kellel on hästi suured lihased nagu ja need jalad tunduvad sellised kuradi nii võimsad ja aga tihti väga raske saavutada seda, et see lihas läheks sügavaks ja hakkaks triibutama ja võtaks seda nagu nii-öelda kulturisti kujuna. Aga muidugi siin on praegu seal, jah, kõik see Saaremaa poiss, kes seal Austraalias teeb praegu, lööb lained, see ikka nii jõutõstmises kui kulturismis nagu väga edukas ja väga tubli ja muidugi jah, lihtsalt vaadata, kui suur kaaluvahe tal on seal vahepeal olnud, et kui ta kulturistina lavale läks, siis ta oli vist alla 95. Ja siis kui ta jõutõste oli, siis ta oli ikka peaaegu 2 korda jämedam tundus. Ja visuaalselt ka muidugi. Kas sul on olnud kedagi, kes on näiteks taimetoitlane, vegan? Ei tegele nendega. Kohe, kui tuleb selline inimene, siis mul on kliendid, kes on käinud minu juures juba mingi 5, 6, 7 aastat ja nad on katsutanud igasugused variandid, siis mul ka huvitav vaadata ja jälgida kõrvalt, aga kui tulevad konkreetne ja ütleb mulle, et davai, hakka mind treenima, taimetoitlane ja hakkad mulle toitumiskava ja see tegema, siis fuck off, see pole minu teema ja kusjuures mul kunagi aastaid tagasi oli üks tuttav, ta oli mul vist 4-5 aastat nagu käisime tihedalt läbi ja ta oli taimetoitlane ja ta oli väga kuiv, minuvanune, natuke vanem poiss ja ta oli väga kuiv, tal olid kuubikud väljas, ilma trennita, ta vist elu sees ei olnud trenni teinud, ta oli suur, õlad olid laiad, eks ei ole nagu geneetikast rohkem, aga tegelikult tal oli lihast, oli ka ikka oma vanuse kohta oli päris nagu, ma ei teagi, päris palju jah, et minu meelest peaks just nagu vastupidi olema, et taimetoitlased peaksid saama nagu need süsivesikud kätte ja siis pigem peaks nagu sellest valgust olema defitsiit, aga kuidagi tundus nagu, et tal on seda valku ka ikka. Aga brookoli on ülivalgurikas. Ei, see keeruline, see kõik võimalik ja üldse nagu jah, see taimetoitlasena üldse nagu seda kalorit kokku saada ka, ma arvan, et nagu palju keerulisem.
et okei, seal jah, nad saavad hästi palju need igasuguseid ala majoneesi teha omas seal ja hästi palju rasva saaks. Mul on 2 erinevat sellist kokkupuutumist oli ka, et üks tuttav, kes läks taimetoitlaseks, see läks päris kiiresti läks paksuks. jaa. See mul ka on, seda ma ise tean. Ja üks mul väga hea sõber oli, kes ka oli selline omal ajal isegi kulturisti võistlust teinud ja korralik lihasmass, aga ta kolis, ta tegeles kickboxinguga päris tõsiselt võistlustasemel ja kolis Taisse elama. Ja seal ta läks taimetoitlaseks. Aga mitte päris veganiks, vaid jutt taimed nagu kala ja mune ta ikka sööb. Ja seda ma reaalselt nagu pooldan ja see võimalik. Ja eriti kuskil soojal maal. Meil Eestis, okei, miks ma ei võta neid, siis ma ei tunne, et ma pädev olen selles ja et ma tahan sellega tegeleda. Minu jaoks on liiga keeruline otsida seal mingi hernevalgu ja mingi, ma ei tea, mida veel et ei. Siis sa pead ise ka selle läbi tegema kindlasti, et sellest nagu aru saada, pead seal purkides seda ma ei taha, idusid kasvatama ja seda ma ei taha. Võib-olla vara veel, ma ei ole veel jõudnud sinna nagu. Aga kindlasti oleks väga huvitav, näiteks kui ma Balil käisin reisil, siis seal ma kindlasti võib-olla, kui ma läheks pooleks aastaks sinna, siis seal reaalselt ma tahaks võib-olla seda proovida. Sest seal üks asi, et liha on väga keeruline saada, teine asi, et seal kui sa näed, mis kujul seda liha sulle müüakse seal turul, siis nagu sa mõtled, et sa nagu seda liha ei taha ja mul üldse mitte kuidagi. Aga mereannid ja mune, need võid alati süüa. Nojah, kahjuks ma jääks nälga. Kala ma ei söö, ma ei saa kala süüa. Sa vist ka, Martin, ei söö kala. Siiamaani ei söö. Ma ei ole kunagi söönud. Ükskord sõitnena, ma mäletan. Ma olen üritanud, aga kui me kuskile välja sööma läksime, siis me ostsime hunnik sushit. Kui teil läks meelest ära, et Martin ei söö, siis pidid sushit sööma tookord. Elus. Mul on täielikult tekib reaktsioon, niimoodi tuleb kõik välja tagasi. Kuidagi nagu see kala on nagu, ta ei ole lihamaitsega, ta on mingi muu asja maitsega, mingi siuke metalli või siuke imelik maitse, et ei tea. See hea kala pole söönud. Mitte kunagi ei ole nagu meeldinud. See mingi suitsulatikas või see on veel nagu enam-vähem, aga seal on nagu see liha ja siis luudega on nagu pooleks ja siis ei saa ise ka aru nagu, et mis jaoks. Ja, ma ju kalamees, kõik arvavad, et ma kuradi hullult palju kala söön, aga tegelikult jah, ma söön punast kala, kus on fileeritud, kus ma ei pea need luit välja võtma. Aga mis sa selle kalaga teed siis? 90% lasen välja. Aga samas ongi ka punane kala või selles mõttes, et ongi siis põhimõtteliselt punane kala on see, mille on omega-3 ega ülejäänud kala ei sisalda tegelikult omega-3 ja need mõned ookeani kalad veel, aga jah, reetiliselt küll. Ja kui mõelda reaalselt, siis see punane kala, mis müüakse meil poes, siis võib-olla targem tegu mitte süüa seda. Jah, ma olen ka kuulnud, et pidi olema väga mürgine juba. Ta sisaldab nii, eriti ta on kasvandusest ja seda seal nagu mingi kombikormi või ma ei tea millega seal nagu mingi loomasöödaga toidetakse ja igasugused hormoonid ja siis nad on geneetiliselt ju modifitseeritud, et nad ei... Aga see on üks pluss, neil puuduvad ussid. Lõhel on tegelikult hästi palju, kui see, mis elab vabas looduses, on tegelikult... see üldse paljudel kaladel. Sest kalad on selle toidu, selle redele kõige ülemine osa ja siis nad söövad kõik ära ja siis kõik see kogub seal kehas. Alates nendest raskes metallidest ja nendest ussidest ja kõik need parasiidid ja kõik. Aga need ussid on õnneks on nii, et kui sa toores kala ei söö, siis nad ei ohusta sind. Kui sa korralikult valmistad seda praed või keedad, siis nagu nad... Tuuni kala puhul kehtib Euroopas nõue, et need on läbi külmutatud, see ka hävitab ära. Aga uss selles mõttes, ta sind otseselt ei ohusta, ega ta sees elama ei hakka, aga ta hakkab üritab läbi maama välja minna. Jaa, aga kui see normaalse termotoodeldud, siis need ussid ka surevad ära kõik, et see ongi see toores kala, see kindlasti ja see on ohtne. Et just ongi, vaata, sushi puhul kasutatakse sushi ongi toores kala, jah. Mõistlik. Treenist taastumisel mängib suurt rolli, eks ju, toitumine muidugi, aga üks teema, mida me ei olegi kunagi puudutanud vist on nagu see unekvaliteet, et tegelikult
see uni on võib-olla isegi tähtsam kui see toitumine, et kui sa teed kõvasti trenni, kõik on õige, toitud ja siis näiteks öösel ei saa magada või näiteks on mingisugusest alkoholi või energiajookide tarbimisest on see uni on rikutud, siis täpselt samamoodi nagu see kasvuhormooni tootmine, eks ju, mis öösel peaks olema kõige kõrgem, siis see on häiritud, siis kõik see, et öösel peaks olema lihased lõdvad, peaks olema nagu see ajutöö teistsugune kui päevasel ajal, see on häiritud. Et kas mingid kliendid on nagu mingid tagasisidet selle une kvaliteedi kohta andnud sulle negatiivset või positiivset või? Ei, kindlasti uni see, ma ei ütleks, et ta on sama tähtis nagu toitumine, aga ka üks tähtsamatest muidugi. See, et öö ja hommik või see päeva uni, seda võib isegi vaielda. Sest okei, ma ütlen, see on minu kliendid või minu nagu tuttavad, aga ma tean, et päris nagu tippkulturistid, kes nagu võistlesid väga, et nad on suures megapolis elanud, Ja seal lihtsalt, kui sa tahad rahalikku elu elada, siis nad ongi, et nad päeval magavad ja siis, kui põhirahvamass läheb koju juba nagu õhtuks, siis nad hakkavad toimetama. Et käivad trennis öösiti ja nende aktiivne elutsükkel lihtsalt on üle läinud. Ja see, ma arvan, see keha harjub ära sellega. Et kui sa saad ümber ehitada niimoodi, et aga see jälle peab olema siis konkreetne. Et ei ole niimoodi, et sa üks päev magad päeval, teine päev magad öösel ja eks ma ise ka olen seal 5 aastat ööklubides töötanud, et ma tean, et see enda peale, kui korralik see lööb nagu rütmi sassi ja üldse nagu rütmist välja. Aga tead, mis ma arvan, mis seal oli nagu põhiline, et vaata, nagu siis, kui meie klubis töötasime, siis me olime noored, et praegu ei suudaks kindlasti enam niimoodi. Ei, kindlasti, aga tol ajal ka oli niimoodi, et ala, et 3 või 4-5 sa töötad, siis sa lõuna ajal juba ärkad, lähed mingi kuradi ülikooli veel muud tööd tegema või mingid nagu trenni ja blablabla ja mitte ööd niimoodi jutti ja tänu sellele, et noored olime, siis me jaksasime ja isegi mingi kuradi, ma isegi maadluses Eesti meistriks tulin siis, kui öösiti töötasin ööklubides, Aga praegu, kui ma, samamoodi ma enda peal tean ka, mul üks öö magamata kuskil kalal või kuskil ma käin, siis mul terve nädal ma pärast üritan seda nagu tasakaalustada nagu oma enesetunnet. Aga kuidas sul oli, kui sa olid, ütleme, öösel tööl, läksid 6 hommikul magama, kas siis sa ärkasid 12 üles ja kas sa ärkasid äratuse peale või sa ärkasid ise? Pigem ikka äratuse peale. Noorena oli niimoodi, et anna võimalus, siis kui ei magaks sealt 12 tundi vähemalt järjest ja pole midagi hulluna. Kusjuures seal lõpupoole ma ärkasin täiesti ise ülesse. See juba harjumus tekkis. Ja ma ei olnud üldse väsinud ja ma tundsin ennast palju paremini võib-olla selle mingi 5 tunni unega peale seda ööklubi, peale seda trenni ja siis ma sõin 5-6 korda päevas pluss veel 1 korra öö jooksul ja kuidagi nagu siis sel hetkel nagu see une kvaliteet või see ei tulnud nagu üldse nagu pähegi, et ma üldse mitte kordagi ei mõtelnud selle peale, et tegelikult peaks magama rohkem. Ja alles nagu nüüd või nagu palju hiljem nagu tuleb mingisugune vahe nagu sellest, et kuidas sa nagu magad, et kas sa magad ennast välja või vahepeal isegi mingi lõuna ajal üritad magada või? Aga jällegi sellist nagu kuldsed reeglid nagu kõik ka tavaliselt igal pool on kirjas, et pead 8 tundi magama. Seda ma võin kindlasti öelda, et see on jällegi väga individuaalne, sest mul on hästi palju klienti, kes on heal juhul magavad 6 tundi ja on need kliendid, kes magavad 8-10 tundi ja ega kumbagi ei saa öelda, et kellelgi on mingi kehvem areng või see nagu takistaks midagi. Ma olen isegi vastupidi kuulnud, ma olen kuulnud niimoodi, et mitte, et sa pead 8 tundi magama, vaid et sa pead võimalikult palju magama. Et ongi need lõunauinakud ja kõik. Ei võimalus muidugi see iluuni või kuidas see nimetavad, see kuradi, see on ideaalne, kui mul ka klient jääb ära, siis kui ma 40 minutit saan päeval magada, ma olen teine inimene kohe. Et kui võimalus on, siis anna minna muidugi. Aga paljude jaoks jälle, kui sa päeval viskad pikali, siis sul õhtul ei tunne undna. Mul varem ei olnud seda probleemi, aga nüüd on tulnud, et mul oli see, et varem ma tulingi töölt, tulin koju, ma lõpetasin kell 5, tulin koju, sõin,
ma läksin magama, magasin 45 minutit kuni tund, siis ma ärkasin üles, tegin ühe kohvi, tiksusin pool tundi ja läksin trenni. Jumala hästi toimis. Õhtul lähed magama, polnud probleemi. Nüüd enam õhtul magama ei jää. Nüüd on jah, kui magad nagu õhtul kas või siis enam und ei tule. See paljudel ka on selline suur probleem. Mul enda puhul ma võin öelda niimoodi, et miks mulle meeldib dieet ja ettevalmistus ja see võib olla üks põhjustest, miks ma üldse siiamaani võistlen veel ja et see ongi mul dieedil enne võistlus, mul kuidagi aju töötab teismoodi, keha töötab teismoodi ja üldse nagu see et mul piisab 4-5 tundi magada. Ja ma ärkan täitsa värskena ja energiat täis ja kõik on korras. Ja off-season, kui ma luban endale süüa seda, mida ma ei luba dieedil süüa, siis ma kogu aeg väsinud ja rohkem tahan magada ja ei ärka nii kergesti ja see uni tegelikult, und mõjutab tegelikult täpselt seesama toitumine. Jaa, kindlasti. Et teatud valgud, mis muutuvad aktiivseks teatud asjade söömise puhul, hoiavad siin öösel üleval, on kehva uni, ei maga nii hästi. Ja üks asi, mida ma olen ise tähele pannud, on see, et kui ma töötasin rahuvalves, me käisime, olime metsalaagrites, 2 nädalat olid kasarmus, 2 nädalat metsalaagris. Metsalaagris väljas, metsas magades, 4-5 tundi, kõik rohkem ei ole vaja, sa oled ülivärske, sa oled välja puhanud, kõik on okei. Magad kasarmus, hakken kinni, 8-9 tundi ja ärkad nagu peksa saanud. Nagu hästi suur vahe on. Seal on palju asju, seal on see värske õhk, eks ju, pluss veel see, et sa oled nende loodusrütmidega, oled, eks ju, nagu sünkroonis, see linnulaul võib-olla, tegelikult ise tahaks ka nagu niimoodi magada, et ma ei tea, see on nagu minu unistus, et väike rästik, väike oja. jah. Oi, kus te tegite romantikat seal? Meil seal oli jah, poistel oli ikka rästikummustusi ka magamise pealt. Mina olen siukest asja kuulnud, et une pead välja teenima, et see ei ole päris niimoodi, et kui sa päev läbi nagu mitte midagi ei tee, eks ju, siis muidugi ei tule ka sul und. Aga kui sa ikkagi nagu trenni teed, ei tea, vaata see une kvaliteet on ka siukene, nagu sa ei saa seda päris niimoodi nagu hinnata, et kas sa nagu puhkasid välja. No enesetunde järgi saad sa nagu selles mõttes öelda, vaata, kui sa ei ole ennast välja puhkanud, sa oled päev otsa, käid ringi, sa ei suuda üles ärgata poole päeva peale ka, on siukene tuim, on ju. Aga oled välja puhkanud, ärkad üles, sul on see reaalselt, sa tunned seda energiat. Sul ei jõuad teile päev otsa oma asju teha, käia. Näiteks peale alkoholi tarbimist, eks ju. Sa tunned küll järgmine päev ennast halvasti, aga sa ei tule nagu selle pealegi, et tegelikult sa tunned ennast halvasti sellepärast, et läbi selle alkoholi sa tegelikult terve öö läbi ei saanud magada. Tegelikult sa olid praktiliselt üleval. Ja mõni just vastupidi. Tal ei tule und, kui ta ei võtta seal klaas veini või ala veel midagi. Et paljud ka räägivad, et kui ta ei joo oma mingi teatud kogus ära, siis ta ei saa magada. Ei, kui mul on probleem, et ma ei jää magama, ma tunnen, et ma jää magama, ma teen endale 2 klaasi mingi gin-toonikut ja ma magan niimoodi, et okei, ma saan meeletu peavalu, aga ma magan. See alkohol on ikkagi tuimesti, et ta ei ole nagu unerohi, et need on 2 täiesti erinevat asja. Et nad teevad, see alkohol teeb sind tuimaks, aga ta ei pane sind nagu mitte mingil juhul nagu magama. Et mind paneb magama, mul tuleb siuke uni. Mul tuleb eks jälle sõltub, ma arvan, närvisüsteemis ja sellest, et alkohol võib-olla aitab mingid kuradi mõtted peast välja saada. Jah. Et paljudel ongi probleem, et kui sa lähed voodis ja hakkad seal, ma ei tea, mida seal peas keerutlema ja mõtlema, siis ongi nagu seda und ei tule. Ja kui sa lähed tühja peaga juba nagu see voodis, siis sul kohe paned silmad kinni ja juba hommikne. Jah, vanasti mul oli lihtne selles mõttes, kui magama ei jäänud, ma käisin rändamas, ma käisin tunnelis sõitmas, iseenesest tuli, paned mööda nagu siukest kredimaa nagu tunnelit, kus on sellised kurvid asjad, jõuad kuskile enne magama jäämist, jõuad sa nagu kaaluta olekusse, kus on hästi palju tähti, ja lendad sinna välja ja saad aru, jäädki magama. Aga enam seda ei oska. See oli lapsena, oli jumala hea viis magama jääda. Ja mul näiteks ka selline asi, et kui päeval ma viskan pikali kodus või midagi, siis mul tihti vahet ei ole, mis mul ümber toimub. Lapsed mängivad, karjuvad, telekas mängib, keegi seal midagi seletab, ma panen silmad kinni ja kõik, ma magan täiega.
ja õhtul, kui ma lähen magama ja kui kuskil midagi lärmab või kuskil mingi kuradi telekas mängib või midagi, siis see häirib nii, et mul nagu ei tule seda und. minul üldiselt jah, sellega nagu probleemi ei ole, et ma arvan, et tank võib ka üle sõita, ma saangi surma selle, et ma ei ärka üles lihtsalt. Ma ei ärka ju isegi kellegi teise äratuskella peale ma üles ei ärka. Kui ma ei ole kuulnud selle äratusheli, siis mina üles ei ärka. Näiteks kui keegi mul telefonis vahetab ära minu äratusheli, ma võin äratuse panna hommikul, ma ei kuule seda. Et, aga kui ma olen ühe korra kuulnud, ma tean, et see võib olla imeväike, ma panin omal käekella. See oli mingi paar piiksu. No äratuskella üldse selline kuradi värdes asi, et kui sa paned seda äratuskella, siis sa ikka ärkad kuradi pool tundi ja 5 minutit enne äratuskella, ikka varem, kui see telefon hakkab hilisema. Kõige hullem on see 4-5 minutit ennem. Jaa, saad aru, et enam kuradi kilje nagu silmad ei saa kinni panna ja Viljandis üks sõber, kes nagu paneb telefoni pealt, paneb oma selle äratuse ja siis tal see käib ikka niimoodi mingi 10-15 minutit, et nagu kõik teised on juba ammu üleval, aga tema ikka veel rahulikult magab. ja sellised ka olemas, jah. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ärkand kuradi keegi teise kuradi äratuskell töötab, siis lähed äratad üles ja siis jah, selle une kvaliteedi koha pealt on see ka veel, et kui sa enne magaminekut sööd midagi, mis on hästi raskesti seeditav, eks ju, et siin mingisugust sükest veiseliha või mingit sükest, noh, ma ei teagi, piprast toitu, vürtsikat toitu, et see ka kindlasti hoiab sind terve öö üleval, et kui nagu vaimselt ei hoia, siis vähemalt need kõhugaasid, et mis seal hakkavad käima. See pole enam sinu probleem. Õhtul sööd kreveti, muna, sibula salatit. Ei, kõige parem variant, mis ma ostad seda vedelad munavalged ja jood seda. Ja siis? Hommikul ärka siis toas on selline kuradi munatehase ais kuradi nii korralik, et teik ka enam-vähem kuradi lendu läheb. Ma ei suuda seda munavalget vedelal, see on toorel kujul. Mitte mingil juhul. Ei, ma olen munad ka niimoodi joonud täiega. Kas seal on ka mingit mõtet või te näed mingi filmitrikk nagu? Mõte on selline, et sa saad vedele kujul korralikud valkunud, kui sul tol ajal lisandit väga ka palju ei olnud ja midagi ja miks mitte. Nagu praegu. 5 mune hommikul, 5 mune õhtul ja praegu on ju need valgupulbrid olemas, et jah, ikka kui muna valge on aminostruktuuri ehituse kaudu on mehe kehale kõige paremini omastav. Piimavalk ei ole? Ei. Aga kas see on seal vahet, kas praetud kujul või? Minu arust väga suurt ei ole. Kui sa praetud, sa pead seda närima. Vedel kujul sa lihtsalt neelad alla ja niimoodi saad, kui maitset ei tunne, vaata, kui sul COVID on näiteks. COVID on hea see massi kasvatamiseks aeg, 10 päeva. Igast sitta saad süüa. Sa võtsid 8 kilo alla ja sa selle asemele võiks nagu 8 kilo juurde võtta ju. Sul on see COVID kõige sitem variant, sa ei saa neelatada, vaata. Pohhu toru sisse ja läheb. Ma ei kujuta ette, see minu jaoks on see enesületus, et ma võtan selle toore muna. Niigi sükest seda praemuna ja keedumuna on sükene, väga vaevalt söön. Kas teda segada ei saa mingi kakaoga või midagi või paned sinna midagi juurde ja siis? Kindlasti saab, jah. Kurat, ma siiamaani mäletan, kuidas need noored maadlejad rääkisid, kuidas nad seal tsikis nagu kaalust juurde võtsid, nad tegid kokteilina. Seda isegi mina vist ei jaksa. Mis seal oli siis? Pudelõlud, pakk kohupiima, ka mingi 5 munena ja kas mingi pakk hapukoort või midagi, seda kõik kokku segada ja ära juua. See on hea katsumus, võiks mingi challenge'id teha, kes esimesena ära joob seda. Kuna see oli? No kui, mis ma koolis nagu vist või siis blendereid ei olnud, siis nad neid korralikult ei seganud. No mis see seal ühikas, kuradi kahvliga segad seal kuskil purgis? Minu esimene valgu shaker oli pooleliitrine mingi koorepurk või midagi. Siis sellist luksust veel ei olnud nagu shakerid. Ja. Ma olen ikka selle ajamees, kui kõik luksused olemas olid juba.
kunagi ei olnud jah, valkugi ei olnud saada, valku osteti vist mingi apteegist, oli vist mingisugune, paistis isegi kodumaine toodang, aga ega tast kasu midagi ei olnud eriti. Mitte millestki ta ei lahustanud ja võib-olla bensiinis oleks lahustanud, aga ei proovinud. Kusjuures ma olen lugenud, et selle valgu pulbrite seda kvaliteeti mõõdetaksegi selle järgi, et noh, tema lahustuvuse järgi, et mida paremini ta lahustub, seda kvaliteetsem on, et need hästi kvaliteetsed no see kvaliteedi küsimus pidid lahustuma isegi mingis ploomimahlas ja üldse ilma keeruline. shakerita. Tegelikult kui palju reaalselt vastab tõele see, mis pakendi peal on kirjas, noh. see on teine asi, jah. Kõikide nende See vitamiinidega on mida odavam toodang ja mida nagu jah, mingid sellised riigid, kus nagu seda tootmiskontrolli väga ei ole, et noh, eks siin ka ju mingi aeg oli kontrolliti just need valgubatoonid või midagi ja või mingid lihtsalt need spordibatoonid, et reaalselt jah, et no sa sööd seal hea meelega magusad head batooni, kus on kirjas, et 0 suhkrut, ja pärast selgub, et seal on ala 50 grammi suhkrut sees ja lihtsalt, et pakend on teisugune, siis on keeruline. No. Samuti siin on mõned, ma ei hakka rääkima, need mingi kohalikud või mingi lähiriikide tootjad võtad seal isolaati, ma ise olen seda beef isolaati proovinud niimoodi, et on kirjas ala, et seal alla 2 grammi suhkrut, see siis 1,5 grammi suhkrut pakendi peale, sa jood ja sul see suhkur on kragiseb hammaste vahel, siis kuidagi natukene ja maitse on ka selline nagu suhkruvette jood, siis tekib küsimus, kas ikka tasub usaldada või... Üks jõusaal, kus me kõik käinud oleme, sealt kunagi paar aastat tagasi, kõvasti enne Covidit, ostsin neid mingisugused õlitilgad, see D-vitamiini õlitilgad nagu, D-vitamiin peaks olema õlis lahustuv, eks ju, et kui ta on õlikapslid või kui ta on õli mingisugused tilgad või midagi, et siis peaks olema ikka nagu õige asi. Et kui ta on mingi pulber, siis sa pead sinna mingisugust, ma ei tea, kalaõlikapslitega vist koos võtma või. Ja ostsin ja võtsin 2-3 kuud järjest ja siis jäin haigeks ja läksin arsti juurde ja perearst tegi selle vereproovi ja ütles, et mul on see D-vitamiini puudus, väga madal. Kuigi ma olin 3 kuud just võtnud. See jällegi, et see kõigide nende lisandite omastamine, see on nii keeruline teema, et paljud need vitamiinid ja nii-öelda mineraalid ja mingi need asjad, sa võid nagu seal pool pakki päevas ära süüa ja su lihtsalt see keha lihtsalt ei omasta seda, Tihti ka nagu, et vaatad, et segavad ühe segu sisse nii-öelda ained või need asjad, mida ei tohi nagu koos võtta, Koos võtta, siis need, mis need on kokku segatud, seal on näiteks mingi ühe aine, mis tegelikult on nagu kõige tähtsam, selle kogus on niivõrd väike, et sa pead... või siis ongi üks aine nagu segab teise aine omastamist või tööle ja siis siis keeruline aru saada, et see on nii suur äri ja nii suured rahad liiguvad, et kindlasti nad jaksavad seal kinni maksta igasugused uuringud ja ma ei tea mida veel, aga kui reaalselt see nagu vastab tõele, et siin ka igasugused need mingi võrkturundused, mingi Zinzino, et ja teised, kus ainult meie õli on nagu see, mis on nagu päris õli, teine on ja see iga tootja üritab kuidagi omamoodi alandada teiste nagu tootjate toodet ja et ainult nende asi on see ainuke ja õigene. Eelmine podcast me rääkisime midagi toidulisanditest, et sina vist eriti ei poolda, et... Ei, mitte see, et ma ei poolda, vaid lihtsalt läbi oma kogemust ja ma võin öelda, et aastaringselt, praegu ma ei kasuta ühtegi lisandit, ühtegi toidulisandit, ja ei, ma katsetanud väga palju, see ettevalmistusperiood, see on nagu teine asi, siis mul kindlasti ja omegat väga suured kogused ja talvel kindlasti ma seda D-vitamiini kasutan ja vahest ma võtan liiges kompleksid ja ettevalmistusel BCA ja valk. Ergutitest ma juba ammu loobunud, need ma juba ammu ei kasuta. Need kreatiinid ja need asjad on minu jaoks ka on juba, kui see öelda, läbitud etapp, et need ma ka enam ei kasuta. Need enam ei tööta?
jah. no seal juba staaž on siukene, et eks no see ei ole isegi staažiga seotud, lihtsalt esimene kord kindlasti mõjus esimene kord kindlasti mõjutas, aga no jah, et kui praegu valida, siis mul on teiste lisandite valik on palju tähtsam kui need, mis ei tööta minu puhul. No. Kas sa mäletad seda, et alguses, kui sa alustasid, mis siis oli, mis peale kreatiini veel nagu võib-olla mingit kreatiin ja valg, kõik rohkem mitte midagi ei olnud, noh. Siis oli siin Tallinnas müüdi seal Majaka spordikeskuse keldris müüdi seda Spartakiaadina. See on ka mingi glükoos, nagu need suhkru, see oli ka päris maitsev, noh. Ja kreatiini pidigi ju mingi fruktoosi või glükoosiga koos. No selleks ma ostsin lihtsalt see tavaline, mingi viinamarja suhkrut ja kreatiiniga koos, noh. Oota, kreatiini peab võtma koos viinamarja... Ja puuvilja suhkruga. 5 grammi kreatiini võib võtma 20 grammi... No või 10 vähemalt, ja 2 korda rohkem glükoosi või seda fruktoosi kui kreatiini, siis omastamine on kuni 50% parem pidi olema. Jah, aga samas sellest suhkrust lihtsalt lööd paksuks ja vesiseks, et siis sa mõtledki, et nagu see ongi kreatiini toime, aga... No kui sa sööd 10 grammi suhkrut, kui ei juhtu midagi sinuga, noh. Keegi ei söönud 10, kõik võtsid rohkem ikka. No ma ei tea, ma tavaliselt võtsin 1 lusika kreatiini, toppisin suhu ja 2 lusikat seda ja vett peale ja kõik, noh. Rohkem küll ei olnud vaja seda, noh. Neil oli MV jõusaalis oli üks poiss, kes tegi hästi, kas ta vist 2-3 aastat tegi hästi, iga päev oli trennis ja hästi kõvasti tegi rammumeest ja siis tal oli siukene mingi purk oli kõik kaasas, kus tal oli suhkruvesi oli sees. No rammumeeste puhul see on normaalne, noh. Jah, aga siis nagu tema seda, mitte toitumiskava, aga neid toidulisandeid vaadata selle tahvelšokolaadi ja siis purgist seda suhkru ette, et see oli ikka päris õudne, et ise tegid veel kulturismi seal samas kõrval, et tahtsid just nagu nendest asjadest nagu võimalikult kaugele hoida, aga jah. Ei no, eks siin jõusaalis ka hästi paljud ostavad igasugused mingi, mis on isostaarid ja need katorade ja need kõik teised, need isotoonilised ja seal teised on ainult joogid. suhkur. Ja siis üritad seletada talle, et sul nagu jõusaalis null mõtet seda üldse kasutada ja eriti kui sa tahad veel kaalust alla võtta, et võtta jälle see pakend ja loe peale, mis seal on, sisaldab, kui sa näed jälle seal ühe nagu see poole liitri pudeli peal on 1/3 peaaegu suhkrut, siis sa võid enne trenni 5 lusikat suhkrut ära süüa ja üritada kaalust alla saada. Et huvitav oleks, kui keegi on huvitatud, et mis võiks nagu järgmise podcasti teemad olla ja millest võiks nagu rääkida. Niimoodi on palju lihtsam, kui on mingi teatud küsimused ja teemad on, mida arutleda, siis on nagu kindlasti palju lihtsam. Praegu veel võib-olla plaanidest nii palju, et kindlasti siin lähitulevikus võib-olla paar inimest veel nagu kaasata siia juurde, kes ise võib-olla mitte nagu jõusaaliga tegelevad, et pigem nagu mingi muu spordiala, kas treenerid või spordiklubi omanikud või mis iganes, et see ka kindlasti laiendab silmaringi, et kui hoopis nagu muudest spordialadest nagu siin rääkida, et ei pea kõik nagu selle jõusaaliga piirdama. Aga siis, ma ei tea, kui kellegi rohkem midagi öelda ei ole, siis selleks korraks on kõik ja aitäh, et te meid kuulasite ja olge tublid. Ja õhtad, jah.